väga meeldiv, et meid on siin nii palju. Et see on nüüd 5. kord. Me teeme midagi sellist, me oleme kõik tuttavad, mina olen Marek. Ja kuidas see üldse me siiani oleme jõudnud, et nagu lumepall kogu aeg kasvab. Et nii nagu on paljudes tegemistes inimestel, et äris kasvab kogu aeg klientide arv ja sa kogu aeg veeretad ja kasvatad ja tõmbad niimoodi endale tegevusi, inimesi ja mõtteid ligi. Ja üks päev, enne kui ma läksin Kaspari juurde tööle, mõtlesin, et pikad sõidud sealt vahepeal, et võtan raamatust siit midagi. Raamatu kokku ja mõtlesin, et nii äge koht on siin, et kas inimesed üldse teavad, et mis siin on, mis siin üldse tehakse või et kas, kui paljud loevad raamatuid ja kas on selliseid, kes mõtlevad minuga ühtemoodi ja tahavad midagi siis koos teha. Et sellest mõttest sai kuidagi see alguses, kaasasin Aili kohe, nii kui ma raamatut võtsin, et kurat, kas võiks mingit seminari teha või midagi rääkida lihtsalt nagu, et kutsuda inimesi või midagi sellist, siis ma ei mõelnud. Aga Aili ütles, jaa, muidugi teeme ära. Ja siis juunis oli esimene, siis tuli Kaie koos Kerstiga, see olime 4, istusime laua taga, mõtted muudkui keerlesid, siis Kaie lugu nagu inspireeris, siis 3. või 2. korral siis rääkis juba Kaie oma lugu, kus ta siis vahepeal kaotas töö, õppis uuesti, kandideeris, sai nii-öelda enda unistuste töö, mida ta praegu teeb. Siis me jõudsime vahepeal otsaga juba Suislepa tuulikus käia, Ave ja Artur rääkisid oma lugu, mis on ka väga äge. Et sellest meil salvestust ei ole, aga kuna meil suvel on Küllikesega planeeritud suurem sündmus on, siis 11. juuni on Mulgi rahatarkuse õhtu, kus meil on väga kõvad esinejad, Eesti ühed edukamad koolitajad ja selle rahatarkuse ja ettevõtluse edendajad. Et ma jätan praegu need asjad saladuseks, et hakkame järjest tutvustama neid inimesi, kokkulepped on olemas ja nii ta läheb. Ja siis, nagu see pall veereb, mõtlesin, siis üks hetk oli Küllike, mängis seal, tegime cashflow seda lauamängu, mis õpetab siis rahalist tarkust ja oma mõtteviisi muutma. Ja see oli Küllike seal ja meil kuidagi jääme nagu suhtleme ja siis käis kohe nagu klikk ja mõtted ja siis meil on Küllikese abiga siis sündinud selline asi. Bränding sellele. Bränding on, et me loome nagu teadlikult seda kogukonda, kõik on meil bränditud, nii-öelda siis Facebookil, Instagramil, kus, mis keskkonnas me, kuidas tahame kajastada, et meil on töös ka selline koduleht, mis ei ole enam traditsiooniline koduleht, vaid kasutame selline, kes tunnavad huvi, siis saavad sealt nagu ennast lisades seda infot, et meil on selline keskkond või kogukond tekibki, et me saame kõigile suunata seda, kes tahavad selles osa olla ja eesmärk ongi, et oleks ettevõtlikud või julged inimesed, kes tahavad midagi koos teha, saaks tulla kord kuus kokku, siit lähed mingi inspiratsiooniga ära, võib-olla teed siit mõne inimesega mingit koostööd, Küllike kujundab, nüüd teate, et kui teil on vaja midagi kujundada, siis pöördute sinna, et kui teil on maaldritöid vaja, siis Ants on siin või Ampal. Igal ühel on midagi, et ja Kaspar oma loos ka nagu väga hästi toob selle pärast välja, sest me oleme seda läbi mänginud ja kui ma lähengi siia esineja juurde nüüd, et Kasparit ma tahtsin ka selle pärast kutsuda, et ma olen näinud, mis ta teeb, seal juures on kogenud, et see oli ka siuke äge lugu siuksest meie lihtsad poisid siit väiksest külast, et tuua ja igaüks saab nagu oma ägedat lugu rääkida, et see on nagu põnev. Ja siis ka lisaks õppida tema kogemustest, kuna ta on alustanud siis kinnisvara teemadel ka nii-öelda arendusi ja luua siis endale niimoodi pensionisambaid. Et lähme siit edasi siis jah. Kava ongi selline, et Kaspar räägib oma lugu ja kuna meil oli selline soov, et praktilist osa vaadata, siis ma võtan alguses erinevad teekonnad kokku, kus inimesed asuvad või kus nad tunnevad ennast ja millised on tegelikult teised teekonnad, kuhu võiks võib-olla liikuda ja siis vaadata, mis saab nagu teha. Et aga lava on Kaspari. Läks üks pikri ka, et
2 juuks ette entriga. Et tervist siis ka minu poolt. Et ilmselt on tore näha, et on palju tuttavaid, kes mind võib-olla isiklikult tunnevad, kes ei tunne, siis nimi on Kaspar. Perenimi Orav, olen siit samast Tarvastust pärit, olen siin üles kasvanud, lapsepõlves ja ka koolis käinud. Et võib-olla ennem, kui me nüüd päris selle minu teema juurde läheb, nii nagu Marek ütles, et ma tulin siia pigem oma lugu jutustama, mitte siis teile siia nagu, ma tahaks nagu kokku leppida, et lepime kokku siis, et see ei ole päris selline loeng, et mina olen siis nagu mingi õppejõud ja teie olete siin minu õpilased, et ma sellist asja siin praegu ei tahakski teha, et ma pigem räägikski siis enda loo. Et võib-olla te tunnete ära, siis see lugu on kellegile tuttav, võib-olla tunnete iseenda seal ära, võib-olla ongi siis siin, nagu Marek ütles, et te saate siit mingi emotsiooni või mingi asja, mille pealt siis edasi minna, eks see. Et vanus on kirjas, ettevõtlusega on tegeletud, siis number on ka kirjas. Et panime siis Marekiga koos selle kokku, et räägingi siis kergelt hariduste eest kähku, et siit Tarvastus saigi siis edasi liigutud siia sama lähedale, siis ütleme põllumajandustehnikumi, kus ma õppisin siis õlletehnoloogiat. Et ise tagantjärgi mõeldes, et 15-aastase poisina on ju, et kui teil täna ikkagi visatakse ette, et kelleks saada tahate, see on ikkagi raske otsus on, et see tuleb teha nagu nii 15-aastaselt, et kes minust siis saab, et aga eks sa lähedki siis hetke emotsiooni või siis kuhu su sõbrad lähevad ja et kui läheb õnneks, on see valik alati väga hea, aga pahatihti aga nii, et ei pruugi minna, aga sellest pole hullu, sest et ma olen nagu sellest igalt poolt kaasa võtnud, et iga kogemus, kus sa siis saad, vahet pole, olgu see siis sealt tehnikumist ja need sõbrad, kes on sealt kaasa tulnud, need on hilisemas tulevikus on nad, ütleme sulle, kuskil need teed ikka ristuvad, Eesti on nii väike, et kas siis äriliselt või niisama. Et pärast seda tehnikumi siis jah, sellega oli väga tore lugu, et ma sain Saksamaale praktikale ja olin 6 aega seal praktikal Saksamaal ja kui ma tagasi sealt tulin, siis üks hea sõber ütles, et nüüd on niimoodi, et nüüd sa oled nagu ülikooli kirja pandud, et me läheme ettevõtlust õppima Eestimaa ülikooli siis. Ja mulle see mõte üldse ei meeldinud, sest et see majandus mind sellel hetkel nagu eriti ei paelunud, nende numbrite jada ja võib-olla ka see õpetusmetoodika sellel hetkel või üldse koolides, et kuidas inimestele seda rahatarkust tuua, et see oli nagu nii plaanipärane, et kõik käis nagu kindlate reeglite järgi niisugust loomingulisust ja sellest oli nagu väga palju puudust, et ma loodan, et tänapäeval võib-olla kaasatakse rohkem ka niisugust mängulisust, et tekikski lastel huvi, et näide, et kui lapsele meeldib rallit sõita, et siis näiteks füüsika põhjal seletataksegi lahti, mis seal päriselt toimub. Et ma olen nagu ise sellelt poolt seda meelt, aga see on siis see haridustee poole pealt sai seal see ülikool lõpetatud. Aega läks, aga asja sai, ma arvan, et ühtepidi on üks õppejõud ütles väga kenasti, et mida me siia ülikooli siis üldse õppima tuleme või mis me siit nagu loodame leida siit, et kes läheb sinna tarkust omandama ja kes läheb sinna siis ma ei tea mida tegema, pidudele käima, aga ta ütles selle kohta väga kenasti, et see kõrgharidus annabki pigem võib-olla siis niisugust enesehinnangut, millega sa võid siis tulevikus edasi liikuda, eks ja seal uksi avada ja seda ma sealt ka natuke sain ja omakorda jälle tulles tagasi selle esimese haridusteega juurde, et sealt tulid omad sõbrad, omad tuttavad, kellega mis jälle tulevikus kohtud saad äri ajada ja nende edasi, eks. Et siis koolis sai käidud, seal olen ma isiklikult, see on alles värskelt tehtud, et miks siis ettevõtlus, ma kuulusin ükspäev Vikerraadiot, see sama protsent, mis seal on siis kirjas, 52% eestlastest on valmis alustama ettevõtlusega, mis mind iseenesest üllatas. See oli väga huvitav saade, et see on üks suuremaid protsente siis Euroopas, mis on siis välja toodud. Et ühesõnaga mind nagu üllatas, et tõesti see number ongi nii suur. Teiseks, et kui me vaatame seda teist punkti, et inimestel see mugavustsoon, et mis ma seal nagu mõtlen selle all on see, et miks inimesed ei taha sellega siis tegema hakata, ehk siis see 48%
ongi siis pigem see, et ka minul oli samasugune lugu rääkida, kui sa oled kindlas kohas tööl, sul on kindel sissetulek, sul on 8-5 töö ülimugav, eks on ja sul ei ole mingeid riske, siis inimesed ei julge seda sammu teha, olgugi, et paljudel see mõte nagu peas keerleb, et võiks nagu ise teha, on ju. Ja minul samamoodi see mõte nagu pöörles ja keerles pealt igat pidi, sellepärast et ühel hetkel ehk siis hetkel võtame siis selle viimase punkti, on see valupunkt, et mul tekkis pere, mul oli selles suhtes sissetulekud, ütleme, sissetulekud olid küll stabiilsed, aga väljaminekud ehk siis kulud kasvasid ja olin siis sellise fakti ees, et äkki prooviks siis ise ja et alustan ettevõtlusega ja nagu me näeme siis, et tegelikkuses seal on kirjas, eks see mingi huvi selle ettevõtluse vastu on juba ammusest ajast, sest et kui me vaatame seda keldrikohvikut, siis tegelikkuses see toimus aastal 1994, kui mina, Marek ja veel üks sõber, kes me olime 12-aastased, et otsustasime, et me hakkame nüüd ärimeesteks, et ostame siis Vambola tanklast kommi ja läksime keldrisse, värvisime seinad ära ja panime riiulisse ja müüsime selle seal kõva kasumiga edasi. Iseenesest järjekord oli taga. See oli väga äge, ma käisin seal. Et järjekord oli taga, aga vaata, kui sa saad äri ajada sedasi, et sa saad nagu tooraine, ütleme, ülevalt 3. korruselt ja siis oli nagu toimus see, ütleme äril läks hästi, aga me ikkagi otsustasime sellel hetkel jalgpalli kasuks ja spordi kasuks. Et see on siis minu nagu tee selle ettevõtluseni ja niimoodi ta siis läks, et ma vahepeal piigun siia spikritesse, et ma midagi huvitavat ei unustaks rääkida, et need on seal ainult mingid punktid. Aga siin vist ongi. Kui me liigume edasi, siis vaatame need minu eduka ettevõtmise põhimõtteid ja õppetunnid, eks on ja siis, kuna minu esimene ettevõte siis oligi see EPO ehitus, millega ma siis täna ka kõige rohkem toimetan. Ehk siis tegeleme nagu ehitusvaldkonnas, teeme EPO põrandaid. Ja minul oli nagu selles suhtes nagu hästi lihtne, et kui ma ei olnud veel selles suhtes ettevõtja, siis ma töötasin nagu samas valdkonnas. Ehk siis olin ise nagu lihttööline ühes ettevõttes. Aga kuna see turuseis ja ütleme see turusituatsioon me nägin nagu, et see nagu soosib siia veel ühel ettevõttel tulla, et ülimugav oli seda teha, sest et mingil hetkel kasvas endal kliendibaas ja siis tegin otsuse, et milleks me siis töötame mujal, et hakkame ise tegema. Mul oli hea kolleeg, kes mind sinna ka kutsus ja sai otsus vastu võetud, et hakkame siis ka EPO põrandaid tegema, et ma olen nagu ise endale nagu selles suhtes nagu selgeks teinud, et kui me vaatame põhimõtteid, et ma olen tahtnud nagu kõik hästi põhjalikult teha, hästi pühendatult ja ilmselt on see ka meie edulugu, sest kui sa nagu helistatakse ja öeldakse, et me saime sinu kontakti, et te teete nagu head tööd, siis see on minu jaoks hästi suur nagu tunnustus ja nagu ka visiitkaart, et me oleme siis püüdnud seda rada nagu minna, et kui me vaatame ka seda eelmist pilti, kui ma olin ise käpuli maas ja tegin tööd, siis ma ei häbene nagu selles suhtes seda teha, et väike ettevõtlus kahjuks on selline või õnneks pigem, et kus sa pead tegema sinust kõike, et kui ma alustasin, ma olin, ütleme, müügimees, ma olen kohati raamatupidaja, oled sa kohati, sa oled nagu kõik, eks on ju. Et selles suhtes, et hästi põnev oli see areng just ja ma olen näinud, kuidas see EPO ehitus on siis nagu, ütleme, arenenud täna siis küll sinna faasi, et me võime, kas siis mitte uhkusega, aga meist on kasvanud üks Eesti suurimaid nagu põrandakatete paigada, ütleme just EPO põrandate osas aga ma ütleks, et see on ikkagi pidev niisugune töö ja järjepidevus, et ei tohi nagu ennast lõdvaks lasta, sest ega eesmärk ju ongi, sa pead olema ju konkurentidest alati parem ja nendest midagi ka paremini tegema, et kui sa lased nagu püksikummi lõdvaks, siis sind lihtsalt ei ole nii palju pildil, eks on ju. Et sellest EPO ehitusest siis, kui me liigume nagu edasi, et siis me tegime, ma lihtsalt räägin oma kogemustest jälle, et meil õnnestus siis vahepeal nagu
ütleme tööd teha, natuke raha teenida ja mis on ju siis selle kõigi meie eesmärk, eks on ju, ja siis meil oli üks võimalus, et me ostsime siis ära ühe niisuguse ettevõtte ehk see Sangaste Factory oli siis meil selline asi, mis siis baseerub nagu minu sealt haridusteelt ehk siis see tegeles siis linnaste tootmistega ehk siis noh, läksime nagu omakorda sinna õlle tootmise juurde tagasi, et see ongi see hea õppetund, et kunagi ei ole midagi, noh, et kõik ei ole kunagi nagu selles suhtes, mis sa õpid või midagi koged, et see ei ole kunagi paha, et minule tuli ta ringiga tagasi sellel hetkel. Mul oli selle väga lihtne nagu pihta hakata, et sellega läks nüüd kahjuks niimoodi, et me natuke saime selle üles push ida, aga tulid suurem ja tugevamad, kes siis selle nagu meid ära ostsid, aga ma nagu ei vahetaks seda kogemust ka nagu mitte millegi vastu, sest et iga kord ei peagi väris olema, et sa sealt teenid kasumit, võt pigem see, mina nimetan seda teist ettevõtet, kes mul oli nagu koolirahaks, et kuidas siis osaleda üldse selles ettevõtte ostmises, läbirääkimistes ja samamoodi ka selle, kui me seda ettevõtet müüsime. Et loomulikult täna, kui ma mõtlen sellele ajale tagasi, siis ma teeksin natuke mõned asjad teistmoodi, aga noh, ma ütlen veel kord, et see oligi siis meie kooliraha, mida ma sealt siis sain, ja siis mul õnnestus oma hea sugulasperega teha siis selline asi, nagu on Hansa Gourmet on meil olemas täiesti ja see on meil Tallinnas üks väike niisugune gourmet-kauplus, kus siis jällegi omakorda saab kasutada natukene oma õpitud praktikat ja nii edasi, et me teeme seal siis noh, ütleme niisuguseid gourmet tooteid. Et seal ma siis olen lihtsalt püüdnud nii teha, et ma olen nagu seal passiivne osanik, et ma investeerisin sinna nagu siis algkapitali, ja olen andnud nagu vabad käed siis neil, et ma sinna eriti ei sekku, aga see on nagu üks vorm jälle, kus siis kui sul on nagu võimalik ja natukene vaba raha ja et siis võiks ju seda ka niipidi ajada, et kui sul on võimalik seda raha anda kuhugi ja kui sul on hea meeskond, siis ei pea iga kord seal nagu ninapidi juures olema, et see on nagu minu üks niisugune proovikivi seal, et ma ei ole ka varem sellist asja teinud, täna meil läheb poel hästi ja võib reitsa rahul olla, ja siis see kolmas saigi nüüd siis tehtud, kui me siin nagu Marek ütles, tuli siis siia minu juurde tööle ja siis me hakkasime rääkima seal, noh, eks Marek võtab kunagi, see ei ole minu teema, on pigem selline see börsiteema ja niisugused asjad, et ma olen seal nagu suhteliselt lapsekingades nagu, aga ta andis mulle seal hea mõtte ja siis põhimõtteliselt see EPO Invest sai siis tehtud, et ma kunagi koondaks siis kõik selle kinnisvaraportfelli nagu sinna alla kuidagi nii, et hoida ta sellest teistest ettevõtetest eraldi ja et sellega ma siis üritan natukene siis kinnisvaraäri ajada, et mis oli ka siis üks tänane teema, et siis vaatamegi edasi siin, et kuidas ma siis sinna siis nagu sain sellesse, ütleme siis kinnisvara investoriks, et noh, eks esiteks tuli see ilmselt sellest, et kui ma nüüd igapäevaselt ütleme seal EPO ehituses töötan ja teen tööd, saan seal küll palka ja meil tekib ka seal mingi kasum, aga kui sa näed, et ma ise ju jääme ka kõik järjest vanemaks, et mingil hetkel me nagu ei ole see ju ühtepidi ka jätkusuutlik, et kui ma enam ei taha seda tööd teha, ei jõua, et siis võiks ju kuskile see teenitud raha või siis see kasum ju võiks kuskil mujal realiseeruda. Minul siis ei olnudki muud valikut, kui ma mõtlesin, et mul on alati kinnisvara ja ehitus natukene meeldinud, et ma mõtlesin, et siis ma suunan oma vaba raha nii palju, kui mul on või võimalik suunata, et ma siis hakkan seda kinnisvarasse suunama, et katsun siis sealt natukene hilisemas faasis siis nagu Marek ütleski, et nagu siis pensionifondi ütleme siis tekitada endale, sest ega ettevõtlusega võib ju see olla meie näite põhjal, et kui mina olen ikkagi väike halduvõtja näiteks ja kui mingi suur peoduvõtja ikkagi kahjuks Eestis on, nii kipub see juhtuma, et ei maksta meile, siis võib meil ikkagi põlved nõrgaks lüüa ja mul ei ole ikkagi ka homme mitte midagi, eks on ju. Ja sellest ka siis selline ettevõtmine, et otsustasin siis, et kui on ikkagi natuke võimalik, et siis ma
seda vaba raha, mis tekib, et ma siis katsun selle siis kuhugi suunata, et ma seadsin endale niisuguse eesmärgi, et ma nagu minu unistustes oli, et mul võiks olla sellist 10 nagu korterit, on ju, et mis on siis tulevikus mulle niisugune passiivne tulu, ehk siis noh, hakkasin nagu seda eesmärki siis püüdma, eks. Et jah, et ettevõtluse eelis on ju loomulikult see, et seal see, noh, ma ei ütle rikastumine, aga ütleme, see raha teenimise võimalus on kindlasti nagu kõige kiirem, ehk siis, et kui sa teed äri, sul tekib mingi objekt nagu meie näite põhjal, et siis see on sul kohe on see tulu on ka olemas, eks on ju, need teised asjad seal on niisugused nagu pikaajalisemad ja nagu natukese aeglasema tempoga, aga veel kord, minul on ta mõeldud siis pigem selliseks pensionifondiks endale ja eesmärk oli siis 10 korterit, nagu ma ütlesin, milles siis noh, on seal siis kirjas, et see üks maja, mille me siis Elvasse ostsime, üritame siis teha sinna 8 korterit sisse oma õemehega. See saab meil varsti valmis, et sellele on ka mul väike oma lugu rääkida, võib-olla noh, midagi kõrva taha panna, et kui me näeme täna, et ettevõtjana on ikkagi niisugused intressid on suhteliselt krõbedad, et kui sa ikkagi lähed laenu võtma, siis nad ei kipu selle alla 7% teid, noh, ütleme, kuidagi neid alla laskma ja aga meil see maja ehitus konkreetselt siis nagu venis ja me lihtsalt iga kuu on sul, ütleme, laenumakse koos intressiga, siis ma hakkasin nagu tähele panema, et see on ikkagi päris suur ja kui sul ei ole nagu rahavooge peal, korterid olid meil tühjad, meil nagu tulu ei olnud, siis otsustasime, et me selle laenu pigem maksame siis selle raha eest ära, mis oli planeeritud meil renoveerimiseks, et kuna noh, lihtsalt karm on see, et kui sa iga kuu maksad lihtsalt intressi, eks. Aga noh, ilmselt ju päris paljud ettevõtjad ja miks ma arvan ka mitte mina kasutan ikkagi seda pangaabi ja seda 7%, aga noh, ma ütlen siis kindlasti peaks olema see, et sul peab olema mingi puhver, kas siis aastane, et kui sa seda vaja renoveerid ja siis omakorda, et kohe siis ikkagi ka peaks olema seal need inimesed, kes sul hakkavad seda tegelikkuses seda laenu ja intressi nagu kinni maksma, eks siis. Aga meil nii ei olnud ja siis otsustasime teistmoodi, et aga siis kuna ettevõtjana on ikkagi see, et sa saad endale seal palka teha ja näidata ja siis ma otsustasin, et eraisikuna on ju ka tegelikult hea laenata, et võtan siis ja laename siis eraisikuna ka, kuna sul need intressid on ikkagi kordades väiksemad ja need tingimused panga poolt ei ole ka nii hullud, kui on ettevõtete puhul, et siis ma otsustasin, et ma ostan siis Tallinnasse ühe korteri. Ja miks see otsus veel kord tuli, oli ka see jälle, et kuna mul on hästi palju töid Tallinnas ja kui sul need igakuised majutusarved on seal 500 ja 1000 on ja noh, siis sa lõpuks ju ma hakkasin otsima alternatiivi, et see ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik, et kas ma maksan siis selle hotellile aastas 12 000 või siis maksan ütleme laenu 4000 aastas, eks on. Samas on mul võimalik ka seda korterit kuidagi pidi seal näiteks siis kas ettevõtte kuludesse kanda ja nii edasi, millest võib-olla me täna pikemalt ei peatu, aga no lihtsalt see on üks võimalus, kus siis on alati ettevõtjana, et sa saad sealt mingid protsendid kuludesse kanda. Ja see viimane korter siis on meil niisuguses vaiksemas piirkonnas, et ilma laenuta ka ma lihtsalt ostsin ta, aga võib-olla ma tahangi selle näite puhul tuua, et kõik nüüd mõtlevad siin, et kui me vaatame neid kõiki esimesi, et kõik selleks peab ju palju raha olema või üldse, et on nagu algkapitali vaja, siis pigem selle Karksi-Nuia puhul ma tahaksin öelda, et kui teil on plaan hakata tegema, et siis ärge kartke, mina isiklikult väga nagu pooldan selles suhtes niisuguseid ka väiksemaid kohti, et kus alustada siis just niisugust, ütleme, oma pensionifondi või et kinnisvara on ikkagi asi, mis aastatega kasvab ja näiteks see Karksi-Nuia näide ongi see, et sinna investeerimine on ju kordades väiksem. Samas leiad sa sinna kindlasti inimese sisse, kes sul selle laenu kinni maksab, kui sa ostad selle laenuga, kui sa laenuga ei osta, noh, mõnikord saad sa selle võib-olla üldse kuidagi pärandiks, et ärge siis kiirustage neid, mina nagu ei soovita, et ärge kiirustage nende müümistega, et see on mõttetus kohas nagu näiteks ja nii edasi, et pigem siis ikkagi kasutage see võimalus ära ja hoidke seda korterit, kui on võimalik ja me oleme veel selles suhtes nii vanad ei ole, võib-olla see, kui meie pensionile lähme, siis on selle korteri väärtus kordades suurem ja see on minu arust hea investeering.
et need on siis niisugused minu väiksed ettevõtmised siin kinnisvara valdkonnas siis. Ja ega siin ei olegi, mis meil see järgmine punkt oli siin on vist Mareki oma juba vist. Sa tahtsid oma lugu lõppu rääkida? Jaa. Miks sa üldse seda teha oled saanud? Jaa, et selles suhtes mul, seda sa siia kirja ei pannud, et ma panin siia siis kirja, et tegelikkuses üldse, et eks see ettevõtlus ju on tegelikult, eriti väike ettevõtlus, on tegelikult nagu ütleme niisuguse väikse lapse kasvatamine igapäevaselt, ta ei pruugigi sul suureks kasvada, eks. Et ma olen alati nagu niimoodi mõelnud, et ega me ei saa sealt eriti ära minna ja see on hea, kui sa saad niisuguse ettevõtmise teha, et kus sa võid siis ise olla eemal, aga pahatihti ikkagi sa pead selle ettevõttega igapäevaselt tegelema. Ja mina nagu tänangi ütleme, et mul on nagu elus selles suhtes vedanud, et mul on olnud siin, kui me vaatame nüüd ajas tagasi, et kui mul hakkas see haridustee, mul on head sõbrad, kes on mind iseenesest suunanud sinna. Mul on selles suhtes võib-olla tänu mu emale, kes on mind siin selliseks kasvatanud ja loomulikult suur tänu mu võib-olla perekonnale, kes on mul siis hästi palju toeks olnud, et just abikaasale, kes on siin ka kaasas. Sest tegelikkuses see ettevõtlus, ma tahan öelda, et ta on ühtepidi põnev, see on hästi huvitav, aga tuleb kindlasti arvestada sellega, et ta võtab päris palju niisugust aega, eks on ju. Ja eriti kui sa alustad ettevõtjana, siis sa pead seda aega võtma oma pere arvelt, eks siis. Ja minule minul nagu suur tänu, et mul on olnud selline nagu back-up või toetus nagu olemas, et kui te ikkagi plaanite seda teha, siis arvestage sellega, et see võtab tohutut aega, energiat ja selles suhtes väga tore, et kui saab veel koos teha, aga siis võib hakata see juhtum, et üks hakkab ühte pärssima, teine teist. Minul on selles suhtes nagu vaba voli olnud ja ma olen ülimalt tänulik sellele. Ja kokkuvõtteks ikkagi, miks ma seda kõike üldse siin teen ja miks ma kõike seda üldse teinud olen, ongi see, et ma arvan, et minu kõige suurem investeering on ikkagi minu perekond, kellesse ma olen investeerinud. Ja nende pärast ma ju siin üldse seda pingutan ja teen et jah, ma olen ülimalt tänulik, et ma olen seda teha saanud. Ma ei oskagi nagu rohkem midagi rääkida, see oli minu niisugune pisikene tagasivaade siis, et nagu ma alguses ütlesin, et ma ei tahaks nagu minna mingitesse valemitesse siin, et ma pidin rääkima oma loo, eks on ju, et ehk siis äkki siit saite mingit inspiratsiooni või midagi, et kindlasti on ju neid ettevõtlusvorme on ju üli palju, eks on ju, et kus siis keegi äri ajab siin, meil siin tamast arvastus on ju meie ühised sõbrad, kellel on ka väga huvitavaid ettevõtmisi. Et minul oli siin ainult osa näide siis, et mina on see ehitussektor on ja siis ehitusest edasi kinnisvarasse ja natukene ka seda toitlustust. Et aga üldiselt on ju siin Tarvastus ise ka hästi palju tublisid noori ja vanu, kes siis tahavad midagi teha ja see on üliäge. Eriti just siin Mareki külje, kes te kõik kokku olete tulnud ja seesama rahatarkuse teema ja et ma siis loodan, et panete ikkagi edasi ja kutsuge siia siis huvitavaid ja inimesi, keda kuulata, et minu poolt siis aitäh, et te mind ära kuulasite ja küsimusi ka, julgelt, kui midagi kirja pandud. Mul oli nii palju neid küsimusi, julgen küsida vahele. Sul oli nii hea flow, et mis sa arvad, millal oleks nagu hea aeg investeerida kinnisvarasse? See on niisugune tüüpiline küsimus, kui me vaatame need rahatarkuse saated ja neid ka, et eks see tegelikult oli juba, sa oled hiljaks jäänud, et eile oleks pidanud juba või eelmine aasta, eks on ja, et tegelikult on see, aga mina olen selle peale öelnud, et ega esiteks, kui on võimalus on ja siis koheselt on ja kui ei ole, siis õnneks ikkagi on ju näitanud need numbrid seda, et see kinnisvara ju läheb ikkagi tõusvas tempos ja see on ju ikkagi käib käsikäes meie ikkagi kõigega ja majandusega, eks on ja, et miks mina just kinnisvara võtsingi, oligi see, et ta on kuidagi niisugune stabiilselt tõusuteel alati, ta kasvab koos meie majandusega, aga kui ikkagi võimalus on, siis eile ja kui ei ole, siis ülehomme, et siis ma soovitaks nii, et Aga sa ei jälgid mingeid graafikuid kuskilt? Ei jälgi, ma ei jälgi graafikuid, ma loomulikult tean enam-vähem, et
et mis see kinnisvaraturg ikkagi teeb, on ju. Maakonnati sa tead ja siis mul on siin, näed, Sille on abiks siin Viljandi maakonnast. Sille äkki räägib mõnest kohta. Et me oleme ju alati põgusalt ikkagi arutame siin ja see on minu arust tore ja siin, kui tekib mingi Sille huvitav objekt, siis ta on mulle jälle saatnud, et kas sul pakuks huvi. Et noh, niimoodi me olemegi siin. Et noh, ma ütlen, et ma ei ole nagu selles suhtes selline, mu igapäevatöö on ikkagi, ma olen see pühendunud sellele ebaehitusele lihtsalt ja siis kui tekib vaba võimalus ja mitte võimaluse kasutaks kohe ära, pigem kui tekib niisuguseid vabad vahendeid, siis ma hea meelega investeeriks selle. Ja mina siis tegelen siis nagu ütleme, tahaks siis nagu kinnisvarasse investeerida. Ma tunnen ennast seal kindlamalt täna hetkel, kui näiteks ütleme siis sellised aktsiad või börs, kus ma olen siis suhteliselt nagu lapsekindlaks, ma ei tea nendest eriti midagi. Aga ma siia lisan jah, et nüüd on teil kontakt Sille näol ka olemas, kes jagab seda poolt, millest teil on küsimusi. Täpselt nagu sa saad küsida, on ju, et jaga mulle ka pakkumisi, kui on ju. Et mille järgi valida näiteks kinnisvara ja... No need on pigem Sille teemad. See on nagu et kus piirkonda sa soovid kõigepealt ja siis hakkame edasi vaatama. Jah, et ma lihtsalt ütlen, et eks Sillel oleks oma lugu rääkida, aga ma ütlen, et ärge kartke neid väikseid maakohti, et mis tunduvad sellised noh, et nagu vanasti öeldi, see on otses mõttes, et see on nagu pommiauk, aga seal pommiaugus ka tahab keegi elada ja üürida, et kuskilt ju peab pihta hakkama, et aga see on selles suhtes selline, ta ei nõua algselt niisuguseid palju investeeringuid. Sest minul korra nagu oligi idee, et ma võtakski niisugused väiksemad kohad on ja nagu ja katsuks seal nagu just need korterid kokku haarata ja neid rentida, et ühtepidi jah, see renditulu on küll väiksem ja sul on nagu tööd rohkem, kui sul on ütleme erinevates maakondades palju korteridest. Ega kinnisvara miinus ongi see, et sa pead sellega igapäevaselt ka tegelema. Kui sul nüüd päris palju tekib siin neid 10, 12, 15, siis tegelikult sul tekib varsti seal üks töökoht, mida sa pead siis ise haldama või annata kellelegi hallata, aga siis on jälle niisugune teema, et mingi osa sa pead sealt ikkagi ära andma. Aga ma olen ise nagu vaatanud, et kui sa küsisid küll ennem, et kas ma nagu jälgin mingit graafikuid, ma ei jälgi, ma pigem olengi, kui ma räägin nüüd nagu üürimise mõtte pärast, siis mina nagu need kinnisvara objektid, mis mul on, et need ei ole mul nagu müügiks mitte ükski tehtud, sest et kui ma räägin seda Elva näidet täna, et kui ma nüüd selle täna maha müüks, mis ma olen üles ehitanud, siis ma tegelikkuses oleks nullis, ma arvan. Sest et maa kohta on reeglina kallim ehitada kui linna, aga selle eelis on nagu see, et sa suudad teda nagu, ütleme, sa suudad krunti osta või suudad siis selle maja välja osta. Et loomulikult oleks väga huvitav, kui see oleks Tallinnas, aga Tallinnas maksab selline maja, ütleme, 6 korda rohkem. Aga samas, kui sa võrdled nüüd näiteks Elva ja Tallinna, ütleme, nagu üürihindasid, siis see tegelikult kolossaalselt palju ei erineks. Et sealt see vahe nagu tekibki. Et ütleme, et kui mina loodan Elvas saada seal, ütleme, niisuguse pisikese 30 ruuduse korteri eest, ütleme 300-350 eurot, siis Tallinnas on nad kuskil ju 500 võib-olla. Aga kui sa nüüd kerid tagasi ja mõtled, et palju ma peaksin Tallinnasse investeerima, et saada nagu ütleme, samasugune efekt, et mina olen aru saanud, et maa kohta ehitamine ja et see tasub ennast kiiremini lihtsalt ära. Et Tallinnas on ütleme niisugune tasuvusaeg võib-olla 15-20 aastat, siis ma ise loodan Elvast näiteks selle kuskil 7-9 aastaga oleks mul nagu ütleme nullis, et siis ta hakkaks mulle nagu kasumit tootma. Et seda me oleme siin Antsuga arutanud ja ilmselt Sille võib-olla nõustub minuga seal, et see nii on. Ja sellepärast ma veel kord ütlen, et ärge arvake, et ainult Tartusse ja Tallinnasse tasub kinnisvara osta, et vaadake see ümberringi, et hakake siis sealtpoolt pihta, et Viljandi on iseenesest hea koht, samamoodi on ütleme niisugused Elvad, Pärnud, aga kindlasti on siin veel maakohti, kus ka ikkagi majandus õitseb ja töökohti on vaja ja inimesed ikkagi hea meelega sooviks seal kas siis üürida või osta. Ehk Karksinuja näide oli ka see, et seal on hästi palju tööstusi ümber ja siis inimesed on ikkagi huvitatud üürist ja sellepärast see otsus tuligi. Minu soovitus, kui kuskilt soovite alustada. Ja küsi. See Elva, et mille järgi sa selle Elvas valist, et sa elad seal või nagu lihtsalt? Jah, ma unustasin mis alguses öelda, et ma ise nagu elan seal, ja siis selle majaga oli üldse niisugune huvitav lugu, et ma sõitsin sellest kogu aeg mööda, et
tahtsingi öelda, et unistage suurelt selles suhtes, et ma sõitsin sellest majast mööda ja ma kogu aeg mõtlesin, et see maja võiks kuidagi endale saada ja et siia oleks äge korterit teha ja mingil hetkel oli see kinnisvaras müügis, eks. ja siis ma nagu kaua ei mõelnudki ja hakkasime seda nagu vurri veeretama ja seal ja saime siis põhimõtteliselt ikkagi nagu algselt seal näha oli panga abiga selle korteri ostetud, eks. Ma kunagi lugesin ühte raamatut, kus siis üks suur ettevõtja naine, kes oli, ma ei mäleta ta nime enam, et ta ületas punase tulega foori ja siis politsei pidas ta kinni ja ütles, et miks te seda tegite. Et siis see naine vastas selle peale, et need inimesed, kes jäävad fooris rohelist tuld ootama, ei jõua elus mitte kuhugi. Ma pigem olen seda nagu teed läinud, et ma soovitan sama, et ma mitte propageeriks nüüd punase tulega üle tee minemast, aga unistage suurelt ja kui võimalik, siis toimetage ja tegutsege ja ilmselt seadke mingid eesmärgid ja ilmselt nad kunagi ikkagi tulevad. Et see ongi minu moto praegu ja mille järgi mina nagu siin lähen ja olge ettevõtlikud. Et siis iga asi omal ajal. Kui suur sul see EPO firma on, kui palju sul seal töölisi on ja kuidas see kulgeb? EPO firma on meil siis sedasi, et ütleme, et kui meeskonnana meil on seal, kuna meil on 2 osakonda nüüd tehtud, meil asi läks nagu nii suureks, siis me otsustasime, et me teeme seal 2 eraldi osakonda. Ehk siis minu kolleeg ajab oma rida, mina ajan oma rida. Et minu brigaadis on seal siis kokku koos minuga ikkagi siis 6 inimest vist ja siis Urmasel on seal ka 3, niisugune 9 inimest, ütleme. Me kasutame ka päris palju sellist, nagu ütleme siis tööjõu rendi kasutamist, et siis ostame teenust sisse, ühtepidi on see mugav, teistpidi on siis see, et seal ei ole mingit kohustusi nende ees ja noh, et kui sa vaatad täna nagu sealt inforegistrist, et ehitusel on 5 töötajat, et siis tegelikult abi me kasutame mujalt ja hästi palju me müün oma objekte edasi. Ehk siis kui ma ei jõua ise teha, siis ma pakun järgmisele EPO firmale mõnikord näiteks mingi protsendiga. Et noh, kui nagu tööd on rohkem, eks on ju. Et see on ka niisugune koht, kus teenida vahepeal, et sul ei ole mingit vastutust, sa müüd objekti ära, lepite kokku mingid summad, no seal käib see äriga nagu niipidi, eks on ju. Aga me oleme jah, nagu ja alguses ütlesin, et me võime uhked olla selles suhtes, et alustasime. Minu esimene objekt EPO ehituses oli üldse mitte põranda peal, vaid katusel. Ma tegin ettevõtte ära, aga tööd ei olnud. Ja siis üks sõber ütles, et tule lähme lükkame Tallinnas katuste pealt lund. Et iga algus on raske, et mul on see siiamaani meeles, et kuidas see seal toimus. Me saime ka muidugi Postimehesse, sest et kõik turvavarustus oli ostetud ja siis mina olin seal põhupallinööriga ja see nöör oli siis siit kinni ja siis üks Postimehe ja ajakirjanik pildistas mind ja mõtles, et noh, et iga algus on rasket, aga kui sa tagantjärgi selle mõtted oli huvitav aeg, et see minule just meeldibki see, et kui sa lood nagu uue ettevõtte, siis selle ettevõtte see algusfaas on hästi põnev, eks siis ta hakkab sul seal nagu kasvama, sul on palju seal teha, need kodulehed, siis see klientide otsing, et täna ma olen nagu ühtepidi niisuguses nagu mugavas tsoonis, sest et ma ei pea eriti seda müügitööd tegema. Et mul nagu töö jookseb iseenesest nagu koju kätte ja et noh, mis on ühtepidi nagu tore, et see müügitöö on nagu ära jäänud. Kindlasti ei tohi nagu ma ütlesin ka, et püksikulmi lõdvaks lasta ja see kvaliteet tuleb ikkagi hea hoida ja see ongi nagu praegu mul selle EPO ehituse nagu eesmärk siis, et olla pildil. Töö peab olema kvaliteetne, klientidega hästi läbi saama ja siis ma usun, et on see töö ka jätkusuutlik ja on ka kliente. Aga kui sa ostad seda, kuidas sa tead, et see firma teeb hea töö? Kas sa jälgid teid firmasid, kes teevad? Mind pigem, sa mõtled, mida ma ostan? Ütleme, et sa ostad endale nüüd kaupled kellegi, et kes teeb selle objekti ära, aga kuidas ei, see käib ikkagi EPO firmade põhjal, ma räägin seda. Ma ei võta kunagi nagu selles suhtes plaati, et EPO põrandat paneme või siis ütleme, et ikkagi me räägime siin, noh näiteks siin samas on meil see Andres on ju, kes on täpselt Aadu on, et ma jagan talle mingit objekti, et siis pigem see näide oli nagu EPO firmade puhul, et ma ei anna, sest et mingil hetkel, kui ma näiteks jagan seda objekti ja minu nimi on seal taga, siis ma pean neid hästi valima, et see töö ka see tehtud korralikult saaks. Minu nimi on ikkagi seal taga. Et tavaehitajatele me neid edasi ei müü. Pigem ikkagi professionaalidele, keda ma usaldan.
siis sul kõlas veel hästi palju see sõber, sõbrad, see, et tegelikult mängib olulist rolli ikkagi see, et sa tunned inimesi, sa tead, kui palju sa võid nende peale loota. Eks ta alguses eriti ju alguses ja noh, ütleme, äri ehitatakse ju ühtepidi, kui sa teed kellegiga 2 peale või 3 peale usalduse peale üles, eks. Et loomulikult esiteks usaldus omavahel ja teiseks mingil hetkel, noh, ütleme, et kui sa vaatadki seda siin jutustust, et sul mingil hetkel ristuvad teed koolikaaslastega, näiteks, kes on siis kuskil ettevõttes juht, ta tegeleb, ta tellib sind, noh, et eks see on loomulikult tähtis, et sul oleks niisugused head sõbrad, head tuttavad, kel head kontaktid, et see on kindlasti suur osa. Et alguses, noh, ütlen veel kord repoehituse näite põhjal oligi meil üliraske, sest et ma läksin toiduainetööstusest nagu ehitajaks, noh, ütleme selles suhtes, et see on ülikeeruline, et ma võin nagu, kes mul alati minu juurde nüüd tööle tulevad ja ütlevad, et ei tead, äkki ma ei saa hakkama, ega mina ka ei saanud hakkama, aga kõik on õpitav ja et ei tasu nagu karta seda, eriti kui on vaja mingit, ütleme, karjäärivahetust, et nüüd tänapäeval tuleb julgelt öelda, et ma oskan seda ja minna, kui kõik on õpitav selles suhtes, et minul oli täpselt samamoodi, et ma ei teadnud nendest depopõrandatest midagi ja siis need samad sõbrad, ehk siis seesama Andres, kes mind kutsus, ilmselt ta usaldas mind, noh, sealt me olime algselt lihttöölised, sealt hakkasime ise tegema, et noh, nii ta läks. Ja teiste sõpradega samamoodi siis, et see linnasõdjase näide ja nii edasi. Aga kas sa nüüd oled ehitustööl peale õppinud, sest et kui sa praegu ütled, et sa teed nii palju asju. Meie eriala on selles suhtes nagu hea, et sa mõtled just, kui me ehitame või? Jah, et kuidas. Sellega on see, et miks ma vaata ka sinna kinnisvarasse, mulle meeldib, mul on lapsest saati meeldinud, kui keegi kuskil midagi ehitas, siis mulle meeldis seal kõrval seista ja mulle meeldis siis vaadata, kuidas see protsess käib, eks on ju. Kuigi ma ei ole seda kunagi ise õppida tahtnud, aga noh, kui sa oled pahatihti 12 aastat seal mööda objekte käinud ja näinud seda ehituse nagu kuidas sulle hakatakse maja ehitama ja ise olen endale ka peaaegu ühe maja valmis ehitanud, siis lihtsalt see on nagu lihtne, aga muidu ma ei ole ju seda õppinud ja ma ei pea ennast nagu, ütleme niimoodi, et ma ei pea ennast absoluutselt ehitajaks, et ma olen lihtsalt võib-olla oma põrandakatete valdkonnas ma olen nagu selles suhtes võib-olla minuga võib nagu arvestada selles suhtes, et seal mul kogemusi on, aga see on kõik nagu läbi töö tulnud, ehk siis aga ehitada ma reaalselt lihtsalt ehitajaks ma ennast ei pea. Mitte, et ma seda kardaksin või häbeneksin, aga ma lihtsalt ei oska seda, ma arvan, nii hästi. Kus sa näed ennast 20 aasta pärast? See on hea küsimus. Tahaks ju ikka kuskil võib-olla soojas olla, aga ei. Ma mõtlen, et kas siis ongi nagu näiteks ainult passiivne tulu või kavatsed veel edasi toimetada? Selle ettevõtluse, ma tahaks nii loota iseenesest, aga tead, selle ettevõtlusega on see teema, et minu jaoks on ta nagu ühtepidi niisugust nagu ka hasarti tekitav selles suhtes. Ühel hetkel sa hakkad nagu sellest nagu natuke sõltuvus tekitav, ütleme, kui sul, noh, ma siis nimetan seda niimoodi. Et sa tahad kõike kontrollida, see on üliraske, on sellest järsku üks päev öelda, et ma näiteks ei tee mitte midagi, sest ma ei suudaks seda teha. Võib-olla mul abikaasa tunneb ka, et kui me reisile läheme, siis niisugune, ma ei suuda seal palmi all ju nädal aega lihtsalt istuda. Ma tahaks teha nagu midagi. Võib-olla 20 aasta pärast mu mõttemaailm on natuke teine. Iseenesest võiks ju sinna poole püüelda, et ega kogu aeg ju eluaeg tööd teha ei ole ka ju siis ju point, et võiks siis võtta selle eesmärgi, eks ta natukene mul siin peas ikka kumiseb, et võiks ju olla selline finantsvabadus, et ma ei peaks muretsema oma sissetulekute pärast ja nii edasi. Kuna meil hetkel on ka väiksed lapsed, keda peab ka koolitama hakkama, siis me homme päris siit minema ei saa kolida esiteks, et ma ei tea, see finantsvabadus on nii suur, aga ütleme, lapsed on vaja kooli viia ja miks seda muidugi mujal riigis ei võiks teha, aga ma olen hetkel veel ikkagi tahaks siin olla. Aga 20 aasta pärast siis me oleme niisugused pensionieelikud, ma ei tea, palju see vabariigi valitsus siis tõstab seda pensioni ka, et 80 võib-olla. On või? Siis mul läheb veel kaasa. Siis sa peaks küsima sille, kus ma ennast 40 aasta pärast näen pensionil. Et
ma usun, et me kõik ju, mitte ainult mina, et on ju, võib-olla me siin kõik mõtleme, et me ju kõik ikkagi unistame ju, et peaks vähem tööl käima ja rohkem raha saada, see ju meie kõigi eesmärk ongi, et seal vähemalt need, kes siia, ma arvan, kuulama tulid, nendel on see mõte peas, kes tahaks niimoodi elada või olla. Et eks meil natuke on veel minna ja ma loodan, et on meil ettevõtmisi ees ja et oleks jõudu ja jaksu ja tervist, ega seal muud ei olegi. Sest et ühtepidi paberil tundub see kõik ju väga ilus ja kena, aga ma mõtlen, ega see võtab ka närvirakke ja nii edasi, et ega tänapäeval see nagu teate ise siin, et kes ei maksa ja kes ei kavatsegi maksta, et sa pead igapäevaselt sellega võitlema ja tööd otsima. Mingil hetkel on ta ikkagi suhteliselt väsitav, aga siis jälle toibud ja lähed edasi. Sest enam pääsu ka enam ei ole, sest et kui mul on ikkagi ettevõte, mis töötab ja kus ma järsku üks päev ütlen talle, et ma enam ma lähen nüüd siis kuhugi mujal tööle, et sa peadki nagu sellega igapäevaselt tegema, nagu ma ütlesin, et ta nagu väike laps, kes sul seal kaasa sörgib, ei taha suureks kasvada, eriti väike ettevõtja puhul. Kas see huumorimeel aitab sind? Vanasti aitas. Sa tulid igast asjast välja, aga kuidas praegu? Ma arvan, et ma ei ole nagu selles suhtes eriti nagu inimesena muutunud, et pigem see huumorisoon mul on olemas ikkagi ja pigem ikka aitab ja kui miks olla niisugune negatiivne ja mossitada, pigem positiivne ja siis on see elu poole ilusam ja silmad särama ja läheb paremini. Et eks ta ikka aitab siis. Huumor on alles. Huumor on alles, see on kõige. Niisugused lood siis minuga, et igastahes ma arvan, et tore, et kuulasite, ilmselt paljud olid mul lugu kuulanud, mõned ei olnud. Need, kes ei olnud, ma loodan, et äkki siis saate siit mingi tundsite ära võib-olla mingi staadiumis iseenda või siis äkkigi siis tuleb huvi millegi sarnase vastu, miks mitte, proovige. Aitäh! Aitäh, Kuulu! Tarvastu lippu vastu kodus ole. Nüüd on väike, ei ole nende sauna ja telpul ka ja kõik meeldib. Aitäh ägeda loo eest! Jah, palun! Ei olegi valimist juba. Ei ole need, et vali minna. Veel minna vali. Me oleme nii-öelda marineerinud seda formaati ja eks ta vaikselt hakkab kujunema selliseks, et meil on siis esimene osa on lugu ja siis proovime pigem Kaspari lugu ka natuke suunas sinna, mida ma proovisin kirjeldada, et ma olen tegelenud selle nii-öelda rahatarkuse huvi üks varsti teadlikult olen õppinud seda 1,5 aastat. Kogu aeg juurde ja kuulanud erinevaid inimesi ja samamoodi, kui ma Kasparile rääkisin, siis ma sain aru, et tema räägiks ühest valdkonnast. Neid ettevõtlusvorme on erinevaid, on siis äri, on investeerimisärid nagu kinnisvara, siis aktsiaid öeldakse, mis need aktsiad tegelikult on, need on osalused siis mingist ettevõttest. Kui Kaspar tahaks, et tal oleks seal paarilisi või abilisi, siis tal on võimalus ka nagu näiteks oma osalusi müüa ja kedagi kaasata, kui ta tunneb, et see inimene annaks midagi juurde. Et sellised vormid on. Ja siis mõtlesin, et igal ühel on see miks või valupunkt, kus me elus tunneme, et nii edasi enam ei lähe. Nii ma enam edasi ei saa minna, on vaja midagi muuta või ma tahan oma ellu midagi paremaks, et saaks pensioni ajal palmi all istuda rahulikult, võib-olla juhtida asju niimoodi, et ikkagi oleks huvitav, teed midagi võib-olla arvutist, vahepeal käid koha peal. Et Kaspar rääkis, et ma arvan, me tegelikult terve elu oleme nagu ettevõtlikud. Nii kaua see aitab meil mõistust korras hoida ja samas võib-olla siis panustada rohkem aega pere ja liikumise peale, et iga päev rohkem teha. Et see inspireerib mind ja siis samas seda, et miks ma seda tahan teha, et kõigepealt mul endal visioon, kuhu ma tahan välja jõuda, ma tean, millised samme peaks täna juba tegema. Et isegi kui ma ei saavuta neid ülehomme, ülehomme,
siis nad tulevad kogu aeg lähemale. Et noh, ja alustada soovitan siis kõigil täna, kes ei ole veel millegagi alustanud, mis neil on mõttes olnud. No Kaspar ütles, et parim aeg oli muidugi eile, aga järgmine parem aeg on täna. Et kui teil on mingi unistus, siis kaua ärge mõelge. Minu miks ongi siis samamoodi tagasi anda, et ja läbi sellest leida seda võrgustikku, nagu Kaspar ütles, et sõbrad, tuttavad, kes midagi teevad, sul on mingi mõte, sellega küllik ära teha. Mul on vaja mingit tööd teha, mulle ei meeldi väga ehitada, tuleb võib-olla Ants teeb midagi. Ma saan temale anda samamoodi nagu vastu ja see on nagu tema töö ja ma usaldan seda, mis sealt tuleb. Aga ma mõtlesin, ma olen nii palju seda kirjandust ja kõike lugenud, et me inimestena, me kõik kuskil oleme sellel teekonnal siin. Et on 4-6 teekonda, ma hiljem kirjeldan lahti. Siis ma mõtlesin, kuidas seda nagu kirja panna, et kui see mõte oli, et kuidas oma tulusid, kulusid hallata, siis ma panin sellised 4 teekond, et 0 teekond, ohtlik teekond, aeglane jõukuse kiirtee, ehk siis jõukuse kiirteel on Kaspar välja jõudnud. Tema on juba seal nagu selles, et ma räägin sellest natuke lähemalt. Et 0 teekond ja kõnnitee, et on selline, kus siis inimesel on üks tuluallikas, on see siis palk, tõenäoliselt ta on palgatöö. Ja nagu see punane nool näitab, kõik kulud lähevad meil kuskile õhku, me tarbime ära lihtsalt. Ostame süüa, maksame, ma ei tea, kommunaale, ostame riideid. Et need meil kuidagi ei teki sinna eraisiku või siis ettevõtte nii-öelda bilanssi. Natuke raamatupidamislikku terminit siia sisse tuua, siis me ise olemegi kõik tegelikult ettevõtjad. Iga inimene on ettevõtja. Kui sa hakkad nii mõtlema. Siit edasi läheme on perebilants, siis on vallad, kogu majandamine, maakonnad ja riik. Toon siia ühe näite, et valimistega seoses 15 aastat tagasi Reformierakond täpselt 2006 aastal lubas 15 aasta pärast on Eesti 5 rikkama Euroopa riigi seas. Ja miks ma võtsin lahti ja vaatasin, kus me siis tegelikult oleme? Maailmas 90. Ehk siis maailmas on kuskil 200+ riiki ja Euroopas, me oleme seal tagarinnas, teises pooles tegelikult. Ehk siis netovarade põhjal riigi rikkusele. Et see on siis oma kapital on nii-öelda meie oma rikkus, mis jääb nagu järgi kui kohustused lahutad sealt varadest maha. See on see sama näide. Ehk siis meil võib olla auto, maja, ma ei tea, mis asju teil, kaatrid, suvilad. Aga kui nad on mingi laenuga finantseeritud, siis osa on seal kohustustes ja oma kapital on see, mis sa oled siis sisse maksnud. Te olete mõttega kaasas, saate aru. Et siin selle 0 teekonna näites ongi see, et see inimene ei suudagi endal midagi luua. Ja tegelikult tal midagi hullu ka ei ole, kui ta oma töö kaotab. Kohe. Sest ta võib-olla on seal kõnniteel, et ta natuke ikkagi säästab. Miks kõnnitee, sest kõnnitee, kui sa säästad, sa paned raha lihtsalt pangakontole või sukasäärde, aga samal ajal ju majandus kasvab. Hinnad lähevad üles, teadlikult hoitakse meil ju inflatsiooni, et oleks 2% aastas. Et elu läheks kõigil paremaks, sellepärast hoitaksegi niimoodi, et üks päev märkab poes, piim maksis 50 senti, järgmine päev on 50 kuskil seal 2 või 1 on. See ei märkagi seda. Aga kui see inimene hoiab seda raha seal pangakontol, ütleme, et ta alustas, pani eelmine aasta septembris 100 eurot kõrvale. Et seda ma ei kuluta, seda ma hoian. Siis tänaseks, siis on igasugused hinnatõus asju, et olete kõik kursis ja see on kindlasti mõnda rahakotti kõvasti nagu jõudnud, eriti elektrihind. Ja võrreldes siis eelmise aasta septembriga kuni tänaseni on tarbija hinnaindeks muutunud 6%. Ehk siis kui sa panid eelmine september 100 eurot seisma, siis täna selle ostujõud on, kui sa lähed poodi, 94 eurot. Siis see 6 eurot on sealt see elukallidus ära söönud. Siis sa tarbid neid samu asju ja midagi muutunud ei ole. Et selle inflatsiooni juures öeldakse ka, et iga rahakotis on see erinev.
ole, mida keegi tarbib. Aga no toit on ikkagi siuke peamine, mida sinna arvestatakse ja kommunaalid. Et see on kuidagi siuke põnev maailm olnud ja noh, et kui niimoodi jätkata, siis sul nagu midagi ei tekigi, et üks hetk sa pead minema pensionile. Hea, kui sul on esimene ja teine sammas, täna siin paljud inimesed puistasid teise samba ka. Kui nad seda tarbimisse võtsid, siis mul on kahju, kui nad seda investeerivad, see on nagu väga hea, kui nad ise selles paremad on. Et näiteks panevadki korteri sissemaksuks, nagu Kaspar siin näiteid tõi, et see oleks nagu mõistlik teha. Et sa pead ju 20% tulumaksu ka kõigepealt ära maksma. Sul on 10 000, sul on 8 000 järsku. Aastate peale sa pead suutma parema tootluse teha, kui siin pension. Et siis, jah, et positiivne, et sellel inimesel pole ühtegi tarbimislaenu on ju. Kui ta midagi juhtub, et noh, kui tal see 100 eurot kui kontol on, siis mõned päevad saab läbi. Et see on nagu, ei ole kõige riskantsem. Minu jaoks on see ohtlik teekond. Et siin samamoodi sellel inimesel on, ma olin ise sellel teel, suht sarnasel teel, et sul on üks sissetulekuallikas ja noh, samas on sul nagu kodulaen ja sul on nagu kodu võetud. Tarbimislaene ja liisinguid mul endal nagu ei olnud, aga ütleme see kodulaen, nagu Kaspar näite tõid, see intress on nii väike. Kui sul elu kallineb iga aasta, palgad tõusevad protsendid ja see laen püsib kogu aeg sama, siis üks hetk 5 aasta pärast näiteks, kui sa maksid 100 eurot näiteks laenu, siis 5 aasta pärast võib tunduda kuskil nagu sinu rahakotis läheb välja 60-70 eurot. Eks sul elu läheb nii palju paremaks, sul laenusumma jääb kogu aeg samaks. Et sellepärast ma soovitan, kellel ei ole ja on võimalik hea palgatöö võtta ja näiteks kui sa elad kuskil, siis kasuta see laen, nagu Kaspar kasutas Tallinnasse korteri jaoks ära, et panna see siis enda jaoks tööle. Et noh, seal saab siis oma brigaadi hoida või teine, mida Kaspar ei maininud, et kui meid seal ei ole, saab Airbnb-sse ka panna. Lühiajalist üüri pakkuda, et keegi Tallinnas aitab hallata ja ei pea ise kohal käima, maksab talle mingi tasu. Et ma ise olen Elvas kasutanud seda näidet, et kui ma suvel olin nüüd Saksamaal, siis ma panin augustis korteri välja ja 4 bronni oli, mis täitsid siis mul niimoodi ära, et mul on 3 kuud nii-öelda laenumaksed tasutud juba teiste inimeste poolt ja väga hästi hoitud, väga palju head tagasisidet sain, nii et järgmine suvi tõenäoliselt on sellel nagu rohkem hitti, ma olin natuke hiljaks. Elvas ikka suvituspiirkonnana väga, väga populaarseks muutunud. Et sellisel teekonnal olla on riskantne, kui sul on tarbimislaenud juhuslikult, mis on kõrge intressiga. Et mis on seal see oht on ju, et sa ostad midagi, mille turuväärtus langeb. Sa ostad teleka on ju, tõenäoliselt uus tehnoloogia homme on juba uus. Ja sinu asi on 20% näiteks soodsam, sa ei müü seda sama hinnaga tagasi. Et ja kui sa kaotad töö, siis sa pead sellest kõigest nagu loobuma, sa pead maha müüma asjad, mis vasti kallima laenuga sisse. Et siis sa maksad küll need laenud müüd maha ja maksad laenud tagasi, aga laenu jääb alles veel. Ja siis sul pole tööd, siis sa pead neid kohustusi ka katma. Et see on see, millega Kaie tegeleb. On inimesed, kes on jõudnud sellisesse punkti, et nad on siis võlgnikud. On väga raske, nende vara tullakse kohtutäiturid ära võtma. Et Kaie rääkis neid lugusid siin, et kõige hullem lugu, mis oli inimesel oli 800 laenu või 80 laenu või sellist 97 000. See on väga raske. Ja me proovime ka selle kogukonnaga nagu tegelikult inimesi panna mõtlema. Ja kui nad tunnevad ennast nagu täna minu eesmärk on, et kui te tunnete ennast kuskil teel, see ei ole kriitika, see on vaid see, et kui sa tunned, siis mul on nagu hea meel, et sa saad mingi tõuke. Samamoodi, et noh, täna ma teen otsuse, ma teen asju teistmoodi. Et oled küsid minu käest privaatselt, alati aitan. Et no ongi, kui meelerahufondi sul ei ole, ehk siis mingi puhvrit loodud, et kui sa töö kaotad, siis pead ju hästi kiiresti töö leidma. Et kui on siuke sektor, kus vajatakse tööjõudu, sa tahad sinna minna, siis on nagu väga hea. Aga näiteks minul juhtus, kui ma ei oleks seda teed teinud, et ohtlikud teed varem ära läinud 2 aastat tagasi,
siis ma oleks tõenäoliselt nagu väga käpul olnud. siis oleks pidanud võtma midagi sellist, mida üldse teha ei saa. et mulle väga meeldib, mis ma praegu teen ja noh, ongi, et ei tasu, et tulebki hakkama saada vähesema ja teistsuguste nagu asjadega, unistada tuleb ikkagi suurelt ja uuesti, et jalad alla. ja siis ma arvan, et ma ise olen siin aeglase teekonna ja natuke selle jõukuse teekonna alguses. et aeglane teekond juba see, kui inimene on loonud endale mingit siis sissetulekut, nagu näitena ma siin olen pannud, et sul on, elad küll ise võib-olla ühes korteris, teine korter sul näiteks nagu Kasparil on seal Tallinnas või Kaksinuias või see ongi juba, et sul on teine tuluallikas veel. kui sinuga peaks midagi juhtuma, siis kukkumiseks on parem padi. ja võib-olla sa oled teinud siis omal nüüd ka pensionisammastest kogu ülevaate selgeks on, et kes siin korra kiirelt käin üle, et esimene sammas on ju see, mis me riiklikult saame. see on kõigil üks ja sama sisuliselt, kui me pensionil läheme. teine siis pannakse sinna juurde, see sõltub meie brutoteenistusest selle aja jooksul, mis me oleme tööd teinud. ja kolmas on siis vabatahtlik, et sa võid lisaks investeerida kolmandas. ja siin on nagu konks, et kui te käite palgatööl siis ja otsustate investeerima hakata, näiteks kas või koguma kinnisvara sissemaksuks, siis on kõige mõistlikum kasutada kolmandat sammast selleks. miks? Sest sa saad sinna panna maksimaalselt 15% oma brutotulust, mis sa saad aastas. ja kui sa ületad selle miinimumi ehk 500 eurot kuus, ehk siis sa saadki kokku aastas panna 6000. on nagu kõige suurem summa. et see jääb täna võib-olla natukene nagu segaseks, ärge sellepärast nagu põdege selle kohta, meil on ka hea infoleht olemas, kus saate ise rahulikult lugeda. et ma saan sinna suunata. tuletan meelde, et meil on ka Facebooki grupp on ju, muidugi rahatarkus FB grupp, tulge liituge sinna ja seal saab küsimusi küsida ja seal proovimegi sellist kohalikku arutelu teha. et ja see inimene, saad aru on ju, et selleks, et küllust luua või jõukust, sa peadki välja andma. et sama näide, Kaspar teenib ettevõtlusega tulu, kui ma selle otsa nagu istuma jääks, siis see samamoodi inflatsioon mul sööks seda ära. panen selle enda jaoks tööle, et ma annan kellelegi, ka siis Hansatuul mees, see näide oli, et ma usaldan neid inimesi, et nad teevad head asja. ma tahan sellest osa olla, aga mul endal ei ole aega ja võib-olla ei ole sellist huvi. aga mulle tundub see teema äge. et siuksed head näited Kaspar tõi välja, mis on siis juba nagu järgmises teemas. et mina isiklikult hakkasin jah, kõigepealt tegingi korda endal need pensionisambad, tegin selgeks need. siis hakkasin koguma meelerahufondi, et mul oleks padi kuhu kukkuda ja nii edasi niimoodi, samm haaval. et soovitan lugeda, mis siin mõte saigi nendest raamatutest, et eestikeelsed on rikkaks saamise õpik. on sul Kaili need olemas siin on ju? Rikkaks saamise õpikut mul ei ole. rahapsühholoogia on, mis on, paneb nagu mõtteviisi paika, see on nagu hea lihtne lugemine. selle ma kinkisin raamatukogule, see on olemas siin. et raamatu soovitusi meil Mailis ka jagas sinna gruppi hästi palju, et võtke sealt ühendust, seda infot on tõesti hästi palju ja selle eest ei pea tõesti niimoodi maksma, et võtate mingit investeerimiskoolitusi või et seda saab palju lihtsamalt kätte ja raamatuid on ka, ei pea ostma, võid laenutada, kui meeldib, siis ostad pärast. et ma kasutan seda põhimõtet. ma olen poolteist aastat 64 raamatut läbi töötanud. ma ei uskunud, et nii palju on võimalik. aga eesti keeles on nii palju olemas raharaamatuid. Ingliskeelseid loen ka. Ingliskeelseid. Eesti keeles on ka väga palju jah. et see on siuke, mulle meeldib, see on ühest raamatust on need nii-öelda kirjeldused võetud, on Miljonäri kiirtee, kus siis raamatu kirjutaja nagu kirjeldabki neid erinevaid teid, et on siis kõnnitee, aeglane tee ja kiirtee. ma natuke tegin seda nagu lahti veel, et seal on nagu erinevaid suundasid, et seal kõnnitee juures
ongi see, et inimene säästab, aga nullteekonnal ta ei säästa. ja varaklasse on erinevaid, et nagu siin läbi käis täna, oli kinnisvara, miks see on kindlasti huvitav, sellepärast, et see on midagi füüsilist, mida saad käega katsuda. Samamoodi maa, võid osta maad ja metsa, saad minna oma metsa seeni korjama, puhkama, et see on sulle nagu teraapia ka, et sa võid igat moodi mõelda. Ja kui me tegime suislepa, siis mis välja tuli, mis hästi hinnas praegu, isegi parem kui kinnisvara, põllumaa. Et pidi kasvama, kinnisvara kasvab 2 korda, siis samal ajal kasvab põllumaa 5 korda nagu väärtus. Et ma ütlen selle vihjega siia, et jälgige sellist võimalust ka, et mina olen hakanud jälgima, kui kuskil ikkagi mingi hetk on võimalus, siis osta maad ja seda ka välja rentida lihtsalt. Seda ei toodeta juurde, on jah? Jah, sellepärast see lind ka. Väga hea tähelepanek Siljat. Ja sellel inimesel ongi juba mingid sissetulekuallikad, need võivad ka olla tal niimoodi, et ta on finantsvaba, aga jõukuse kiirteel, kuidas siis see toimima hakkab siin slaidi pole hästi näha, et sisuliselt see inimene põhimõtteliselt ostab süüa ja äkki tal on kogu vara võib ka olla täiesti nagu netovara, et tal ei ole ühtegi laenu. Aga sellises nagu keskkonnas ei ole mõistlik, et kui sul võimalus seda odavat laenu kasutada, siis sa ei pea panema 100 000, näiteks tahad osta mingit korterit. Sa ei pea seda raha sinna kõiki kinni panema, kui sa saad pangast 80% nagu finantseeringu, sinu oma raha on seal 20% ja ülejäänud toob siis see üürnik või rentnik või sinu klient sulle, nagu temal on vaja seal elada, et siis ta maksab selle osa sul kinni ja sa saad selle 20 teised 5 tükki samal ajal teha. Et kunagi ma kutsun sellest rääkima Kristi Saare, et see jääb jaanuarisse või veebruari. Tema on aasta ajaga teinud siis, nagu Kaspar teeb 3 naisterahvast, 8 kinnisvaraobjekti on neil nüüd. Et lühikese ajaga, et nüüd see reede andsid siis 8. üürile. Et ka ägedad lood, ma kogu aeg jälgin teda. Et väga hea siuke rahatarkuse õpetaja, just Eestis üks tuntumaid naisi, selle tee. Et aga need inimesed on juba siis nagu Kaspar on teinud tegelikult, ta on Hansa Gourmet'sse ostnud osaluse ja usaldanud neid inimesi. Et need inimesed ostavad siis nii-öelda osalusi ettevõtetes. Nad arvutavad välja, sellel valdkonnal on esiteks tulevikku. See ettevõte, seda teenust toodet on vaja ka vähemalt 20, 50, 100 aastat. Ja või siis, kui sa näed, et sellel ongi mingi aeg, siis sa lähed sinna mingiks ajaks. Et sa ootad näiteks, et oma kapitalilt või sellelt, mis sa raha sisse paned, sa võiksid saada tagasi 20% aastas, siis sellised näiteid. Aga need inimesed siis ostavad kas aktsiaid, rohkem siis kinnisvara, annavad välja laene, võlakirju, erinevaid teemasid. Ja kui see kõik mingi kliki teil peas ära teeb, siis minul oli ka 1,5 aastat tagasi nagu mõh, täielik mõh. Ma teadsin mingeid asju, aga et niimoodi on võimalik teha. Et kuskilt alustada, et meil on siin Vallo ja Mailis, meil kõige kaugemad püsikülalised. Järgmine kord me siis tuleme nende juurde Karksi nuia. Et meil on seal ka üks ettevõtja, kellega käivad läbirääkimised, et ta võiks oma lugu rääkida. Kui sellised on teed ja mida tahate vahepeal midagi juua võtta, ise rääkida siia. Kuna mängus on tulud ja kulud, siis Mailis mõte oli, et me võiks seda korra vaadata. Ma võin selle, kas keegi peab niimoodi siin arvestust enda igapäeva asjadele. Ettevõtluses samamoodi on sa teed oma objektile arvestuse, sa tahad nii palju tulu saada, sa tead, et sul on nii palju kulusid, kuidas selle hinnaga mängida, mis ta nagu turukeskkonnas teed. Samamoodi iga inimene võiks vähemalt läbi teha enda peal, panna kirja 3 kuud. Sul on tulud ja palju sul kuskile kulub. Mina ise kasutan lihtsalt Excelit, ma seda siin näitan ka, meil näha jääb. See on näide siis. See on nagu rohkem isegi
tulud ja seal on näha ka mingi stardiraha neid inimesi, tal on varem olnud mingi sääst, 2000 näiteks kogumiskontol kuskil. Siis ta iga kuu lõpp näed, et kuidas sul nii-öelda majanduslik seis on, et kui see kuu lõpeb, siis on 1995, sest ta oled 5 eurot rohkem kulutanud, kui sa tegelikult sisse tõid. Nagu rahavoogusid jälgitakse ka ettevõtluses. Siin on mingid lihtsad näited pandud, et tavaliselt inimesel on eluasemelaen, kui on, kui ei ole, siis kommunaalid ikka on. Kes kasutab autolaene, erinevaid. Siin need kategooriad võite täiesti endale ise panna. Et see on kõige suurem kulu on ikkagi toit ja ma ei tea, mis lastele, lapsed on suur. Kui sul tuleb pere, siis on nagu suur hüpe. Kui me mängime cashflow'd ka, siis on nagu väga äge õppetund. Kui sa mängus juhuslikult seal ringrattal käid, satud sinna, et nüüd tuli pere juurde kasv, siis sa näed, et sinu mängija kaardil on info, et nüüd kuus sul tuli 400 eurot kulu juurde. See on nagu majandama. Kõige sellega peab arvestama. Et mida ma ise kasutan, siis kuidas nagu erinevateks investeeringuteks või tegevusteks raha koguda on, siis pead seda arvestust ja siin all on siis need sissetulekud, nii-öelda aktiivne kapital, eks see on siis enese areng, enda ettevõtted, millesse sa paned, kui sul on vaja teha mingeid väljaminekuid, ostad midagi juurde, mingit tehnikat, nagu see ökoehituse näide. Sul on mingi meeskond, kes töötab või teeb üksi täiesti, aga sa kogu aeg nagu saad selle rahaga arendada. Sul on mingi kapital. Siis on passiivne, kui sa paned kellegi teise heaks või siis kuskile näiteks investeerid 3. sambasse. Kolmas osa on hea tegevus või sponsorlus. Kellelgi tagasi anda. Niimoodi mina jaotan. Et seda ei pea nii tegema piisav. Kui sa suudad endal tulud suuremad hoida kui kulud, siis on juba väga hästi. Siis sul tekib see hasart ka, et näiteid, et sa võid jääda mugavuslõksu, sul on mingi kasutad, ma ei tea, kodus, TV, internet, telefonid, sa unustad ära, et sul on ammu nagu mingid paketid kuskil tehtud. Märkamatult on need arved läinud kuidagi suureks. Siis ma tavaliselt, ma ise küsisin Teliast, Telia klient olid, enam ei ole. Palun tehke mulle mingi parem pakkumine, et mulle see ei meeldi. Ma näen, turul on nagu paremad pakkumised konkurentidel. Ei, mitte midagi. Siis läksin Elisasse ära, siis helistavad, kui me teeme sulle selle parema pakkumise, kui sulle tehti. Et see on nipp, küsige. Siin me olemegi sellepärast, kui kellelgi on praegu mingi hea nipp, siis jagage. Et see oli minu nipp. Teistpidi see nipp, mis ma ennem rääkisin, et ma ei olnud Elvas. Ja see korter nagu oli mulle kuuluv. Siis ma ei tahtnud seda müüa, sest ma tean, et see on arenevas piirkonnas. Selle korteri väärtus nagu läheb mühinal. Sest Elvast tehakse investeeringuid, varsti on seda spaad, ujulad. Et nagu Kaspargi ütles, et aga ja siis ma ei tahtnud ka pikaajalisele üürilandit. Ma tahtsin nagu ikkagi oma koju minna. Et nagu siis kuskilt niimoodi inimestega mõtet põrgatades keegi ütles, ma ei tulnud ise selle peale. Miks sa Airbnb-sse ei pane või booking.com veel, et okei, proovin ära. Nagu töötas. Et jälle, kui teil kuskil midagi seisab, mida te ei kasuta, mingi koht, mida keegi teine ka tahaks vahepeal minna, ma olen külliki selle mõtte andnud, et ta ka mõtleb seal oma sauna välja rentida. Ja, keegi tappa. Ükskõik, et kui sul on mingi järvekese ääres, tegelikult ei ole see järvest nagu kaugel, et sa jalutaks ainult üle tee on ja mõni tahab tulla lihtsalt puhata. 126 sammu. Jah, no täpselt, saate välja reklaamidegi, et mõnus väike saunake, järveke 126 sammu kaugel. Midagi sellist. Mina panin Ubane korter Elvas, tule puhkama.
no Elvas töötab Airbnb, aga Järvekülas töötab ka päriselt. töötab ka. Taimar tegi midagi. Tegi või? Tulevad Lätist isegi inimesed. Nagu te võite ükskõik kust seda Airbnb-d. See oligi, et jälle me olime suisapas ja siis ma Taimarile ütlesin, et tee ära see. Siis ta nüüd mingi mõned nädalad tagasi me suhtlesime, kui ta seda protsessi tegi. Ta tegi ära ja tal kas 3-4 päeva pärast olid esimesed lätlased sees juba. Ütlen, see on nagu elu, mida me peame omavahel jagama. Meie siin piirkonnas oskaks raha koju tuua erinevate nippidega ja kulusid kokku hoida. Et see ongi see, et see on, teil on neid kulusid seal. Et kui teil on... Kas ma võin ta sauna rentida? Ma olen ära rentinud. Teate, teil ei ole midagi kaotada. Esimene raha on käes, küll siis teed välja talle. Siis mõtled, et miks ma seda eile tein. Merile mõtle, mis sa saad uusi inimesi, uusi tutvusi, sõpru. Seal mõnega jääd seal võib-olla suhtlema pikemalt. Ja mõni tuleb sul võib-olla iga mingi paari kuu pärast tagasi sinna. Minul on näiteks kõik 5 inimest, kes on käinud, on kirjutanud väga hea review. Nagu mul on selline hinne juba seal ees, et kes otsivad Elvasse, vaatavad neid hinnanguid. Ja 60-70% Elvasse tuli 300 kilomeetri raadiusest. Ehk siis väga lähedalt tegelikult otsitakse. Siseturism on võib-olla koroona tõttu. Et mulle nagu seda bookingu kogemust ei ole, aga välismaalane vist pidi rohkem bookinguga tulema. Või eestlane rohkem bookinguga. Aga nagu näide, et Egle on kogenud seda, et Taimar sai siit mõtte, tegi selle ära. Mina olen jaganud sama kogemust. Et neid kulusid, mina ei tea, mis teie kõik kulud on, aga kindlasti mingeid asju saate üle vaadata. Et paljud kasutavad ka mingit taastuvenergia lahendusi juba oma majade ja korterite juures. Aga tulud, me nendest oleme rääkinud, et enamusel on mõistlik, isegi kui sa oled ettevõtja, kui sul on võimalus siis sellega kinnisvara soetada, siis on mõistlik endale palk teha, nagu Kaspar tegi ja sai endale Tallinna korteri. Suht hea nipp on tegelikult niimoodi, isegi kui planeerite kinnisvara soetama hakata, mingi panka, lihtsalt küsige, palju mul peaks olema näiteks minu brutotasu, et ma saaks teilt sellise laenu, kui teil on mingi objekt kuskil silmapiiril või mingi hinnaklass. Ja, see on sama meetodid, sest ega ettevõtjani on kõige suurem kulu on ju tegelikult ongi ju tööjõukulu on ju. Et noh, ikkagi teed siin palgad kõrgeks, siis igal 10. seda makse maksa on tegelikult ju päris karmiks. Et eks me ju noh, ühtepidi see ongi OÜtamine, et sa hoiad oma ühtepidi, kui sul on võimalik, hoiad oma palgad madalad, aga teistpidi ta hiljem nagu tasub kätte just selle sama koha pealt, et kui sa tahad ise midagi ostma hakata, siis on jälle keeruline kuskile minna nagu panka ja panga võimalusi kasutada, et siis ma otsustasime ka, et tõstan siis, noh, nii nagu Marek ütles, ma läksin ka aumehena kohe panka, küsisin palju mul palk olema peab, et ma võiksin selle korteri ära osta. Aga noh, fakt on see, et see palk peab sinna jääma hiljem, et sa pead ju seda laenu ka haldama hakkama. Siis nad jääme vaata, siis paned olgu, et see maksab. Aga mitu kuud seda maksma pidid? 6. No see on nii... Öeldakse jah, 6 tavaliselt. Nad teevad ju ära, tehakse sulle. Aga sul on objekt silmapiiril ja sa pead 6 kuud ootama, siis on natukene kehva. Minul nagu läks hästi, et mul oli alles hakati ehitama ja siis me tegime selle üldanduslepingu. See on nagu üks nipp, mida saab kasutada ja kasutage seda, kui on võimalus. Et ongi, sest öeldakse, et rong läks ära, aga tuleb uus rong alati. Et investeering, kui sa jääd millegist ilma, siis ära jää sellesse kinni, on nagu üldse investeerimistes siuke hea soovitus, see on psühholoogia. Et sa võid teha selle halva emotsiooni pealt nagu väga kehva otsuse järgmisena. Et noh, kui see läks, kindlasti tuleb midagi veel paremat siis. Lihtsalt oota oma aega. Et noh, Kaspar sõitis sellest majast ju mööda kogu aeg. Lihtsalt siis üks hetk oli tema aeg. Ta tegi selle ära ja see lugu, me kuulsime, et seal olid ka omad nüansid. Et palk on jah selline esimene, mis teil on kindlasti olemas ja kui on võimalus, siis minge küsige oma tänast näiteks laenuvõimekust, et palju teile juurde näiteks antakse. Kui on mõte kuskile midagi, ma laenuga ei soovita küll mingit aktsiaid ostma hakata ega krüptot.
ainult kinnisvara või midagi sellist, millel on reaalne väärtus, mis ikkagi ajas kasvab. Sest jah, ma ei lähe siin detailidesse, isegi ma arvan, Vallo ka teab, kui ohtlik võib olla, on ju, et me oleme nii palju lugenud ja kogenud selle kohta, et kui sa midagi laenuga ostad ja selle väärtus langeb, siis lõpuks sul on ainult laen, mida maksta ja sul polegi vara. Et see on see oht. Mis juhtus ka tegelikult 2008 kinnisvaras, kui see muid. Aga vaata, kui sa investeerimiseks ostaks pikaajaliselt, siis see sind ei kõiguta selle pärast, et 5 või 10 aasta pärast on see tagasi ja veel rohkem. Ja siis ei tohi müüa. Ja vahepeal sa teenid, sa ei müü, aga sa üürid, kui sa tuled natuke seal üürinas alla. Aga pikas perspektiivis on ta ikkagi tulu. Ja siis ongi muud tulud, mis ma olen ennem siin läbi käinud, on siis nii-öelda renditulu, mis tuleb kinnisvarast, on olemas. Kui sul on väiksed summad, siis on ka turul olemas investeerimise või kinnisvarafondid. Et mina olen investeerinud, nüüd ma müüsin selle maha, kuna sellel ei läinud nii hästi, kui ma ootasin. Oli Baltic Horizon fond, kinnisvara arendusega tegeleb Baltikumis. Ja nüüd EFTEN, üks Eesti suurimaid kinnisvara arendusfonde, tuli siukse rahvafondiga välja, kus sa saad alates siis veel vist 10 eurost osta osakuid. Saad osa sellest kinnisvara kasvust ja siis samal ajal nad maksavad sulle ka nagu intressi. Et ka nende kohta, kui kellelgi kirjutate üles ja tahate, küsid hiljem. Ja et need on siis sellised, kus sa saad väiksema rahaga sisse minna, kui sa tunned, et mul ei ole ju sissemaksu raha, et sa saad jälle niimoodi alustada. Et muidu saad raha seal pangakontole kogudes, ta kaotab oma väärtust, aga seal väärtus säilib, sa saad iga hetk selle turul maha müüa. Et on siis selline võimalus, nagu kinnisvara on passiivsem. Sellel on nagu passiivne pool, et sa ei tegele ise sellega. Et selles suhtes muidu füüsiline kinnisvara, kui Kaspar rääkis, on 10-12 objektist tuleb kellegi maksma. Et see on nagu see haldustasu tema poolt, mis ta peab ise maha arvestama. Siis on dividendid, kindlasti olete ju enamus kuulnud. Dividend on siis, kui sa maksad kasumist endale, ütleme, ettevõttest välja, siis see on dividend, mille pealt sa pead tulumaksu maksma. Ja kui sa ei taha palka maksta, sa võid niimoodi ka endale tasuda. Et siuke ettevõtlus ja jälle, kui sa on aktiivne vorm, kui ma teen ise ettevõtlust, maksan sealt dividendi või siis ma olen teinud otse investeeringuid, otse mingisse ettevõttesse nagu Hansa Gourmet. Näiteks otsustatakse aasta lõpus, meil on nii palju kasumit. Juhatus otsustab sellise osa, me maksame investoritele või osanitele siis nagu välja. Ja üle jätame ettevõttesse, et ettevõtet arendada või siis, et kui tuleb mingi halb periood, meil on nagu raha seda katta, et üle elada rasked aegu. Et niimoodi see käib ja siis, ja mis aktsiad ongi, siis tegelikult ongi selline, aktsia on ettevõtte osalus, mis on siis ühest ettevõttest antud avalikuks kauplemiseks, mis on siis Nasdaq Tallinna börs, on Balti börs. Ja seal on erinevad ettevõtted, kes on siis börsil läinud. Ja selle sama koguse osalusega on see siis 10% või 20% või 50%, siis investorid sealt ostavad, müüvad. See sama kogus vahetab omanik, et kes usub sellesse ettevõttesse, kes ei usu. Mingi hetk hinnad lähevad kõrgeks, oodatakse, et sellele ettevõttele hakkab kõvasti kasumit tulema, siis hind taas tõuseb. Et see börs niimoodi toimib, kui Külliki küsis siin, et kuidas see graafikul asju jälgib. Aktsiad saab niimoodi tehniliselt jälgida, aga mina olen õppima hakanud sükest sügavamat analüüsi. Et siis sa vaatad ettevõtte nagu numbreid ja kasumeid ka päriselt. Siit siis tuleb dividend, et kui ma panen siis aktsiatesse, siis on minu ootus, kas saad saada dividenditulu või siis on sellised alustavad ettevõtted, nagu on LHV Pank, mis on hästi kiirelt arenev. Nemad maksavad hästi vähe dividendi, aga teevad nagu suurt nagu hinnakasvu sinu osaku hind. Kui ma ostsin, ma vaatasin, mu keskmine on näide 16 eurot tükk vist oli, aga täna ta siis kaupleb 42, ligi 2 korda kapitali kasv, ehk siis
see on paberil jõukus, mida ma vaatan jälle, et noh, see on ju, kui sa seda ei müü, siis seda raha sul ei ole, on ju. Aga sa tead, et on sellised ettevõtted, mis on siis kasvuettevõtted ja teised, mis maksavad dividendi. Need siis käivad investeerimistulude alla. Mõtle, mis siin veel. Ja siis on laenud. Et sa võid, ütleme, me ise võtsime laenu, siis teine tulu on see, või võimalus on, et sa annad ise kellegile laenu. Et Kaspar tahab ettevõtet laiendada, tal on kapitali vaja kaasata, võib-olla pangad ei anna talle, aga ta läheb sõprade juurde ja kui inimesed usaldavad seda ja vaatavad tema ettevõtmise nagu jätkusuutlikkust, majandusaasta aruandeid ja numbreid, et kas tal on ka, kui rasked ajad tulevad, võimalik seda laenu teenindada, siis see on ka niimoodi võimalik anda. Et jälle ka ühisrahastused, ma seal väga ei ole nagu olnud, aga seal saab jälle väikse summaga, alates vist 10 eurost või 50. Et on sellised keskkonnad, siis koguvad kokku, mingi ettevõte tahab areneda, kaasab kapitali, iga inimene paneb 10 või 100 või niimoodi. Ja saadakse raha kokku ja siis makstakse jälle intressi. Et siis see sõltub. Ja üks asi on siis krüpto, sellest ma nagu väga ei tahaks rääkida, ma ei räägi asjadest, millest ma aru ei saa. Ma saan aru, et see on mingi energia, tehnoloogia, mis keegi midagi. Seda nalja ei aru. See sobis ka krüpto peale sääle. Jah, et see pani kõik mõtlema. Kas näiteks Viljandis on meil selline arendus nagu Hariduse 12, siis see ongi cash flow'ga põhimõtteliselt investeeritud kõik, eks siis ongi üksikisikud, kes ühisrahastusega. Ühisrahastusega. Aga kas see on nagu mitte avalik või siuke privaatne? Selles mõttes see oli nagu avalik ka ja meie nagu seda arendust müüme, aga see ongi nagu sellega saanud oma rahad ja asjad, millega nad ehitavad ja teevad ja millega. Kas Cashflow on mingi platvorm või? See ongi nagu Tallinnas, nagu need on need ühisrahastuse platvormid, jah. Ja Cashflow on siis... On üks lihtsalt nendest, jah. Jah, et mina olen, mu sugulane Kristo on sellel teel olnud ja börsil töötanud ja pangas ja praegu töötab Funderbeamis, mis on siis alternatiivne börs. Saad valida, et kas sa lähed Tallinnasse sellele börsile või siis Funderbeam, mis on sellistel kasvuettevõtetele, et IT-firmad ja palju, mis on seal Ampler rattad näiteks, olete kuulnud midagi sellist. Eesti ettevõte toodab rattaid ja sul on võimalus sealt samamoodi nagu siseneda. Sama niimoodi, et kaasavad raha ja siis müüvad oma tükk ära jälle ettevõttest, et seal arendusi käigus hoida, et need iduettevõtted toimivad niimoodi, et sul on mingi idee, tahad suureks kasvada, aga selleks, et uusi turge vallutada, neil tavaliselt ei ole raha, siis hakatakse jupphaaval enda ettevõttest ära andma. Mitte palju, aga niimoodi, et saad jälle mingi kapitali, sellel mingi väärtus. Et see on ka väga huvitav. Et mul endal on 5 iduinvesteeringut tehtud, nii-öelda arenevad ettevõtted. Üks siin sama Tõrvas toodab tervisejooke Tšaga. Ja mulle meeldib, et ma olen osanik või omanik. Et ma olen LHV panga omanik. Ma olen proportsionaalselt, on minul see tükk. Et mul on sama kõva vend kui Rain Lõhmus. Lihtsalt temal on mingi 1 miljon korda rohkem aktsiaid. Ta saab 1 miljon korda rohkem raha ka. Et kui te hakkate investeerima, siis see sama mõte peakski teil peas olema, et millist ettevõtet sa tahaksid omada või mis trend mind kõnetab. Nagu mis ütlesid, et see, mida, kui hakata investeerima, kas siis Tallinna börs on siis vähem riskantne kui see alternatiivne, millest sa nüüd viimasena rääkisid? Või tegelikult on riskid ükskõik, aga kui seal on idufirmad? No näiteks Tallinna börsil, seal on võimalus valida, kus sa raha kaasad, täna ei ole nagu vahet. Täna on turul nagu väga palju raha trükitud, raha otsib kohta, kus teha nagu uuesti kasvu. Inimesed, need rahakasvatajad või jõukad inimesed otsivad uusi trende, mis maailmas loovad muutusi. Et me ei tea, mis tehnoloogia on varsti olemas. Amazon ja Tesla proovivad siin kuule mingid reisi hakkab korraldama. Et nagu kõik
liigub, onju. see ei ole ulme enam. sest üks päev ei olnud ju autosid ka, keegi sõidab hobustega, et mingi vend tuli, tegi auto nalja teeb. terve aeg on hobustega liigutada. et sinu küsimusele vastus, et sinna Funderbeami lähevad pigem rohkem siuksed väiksemas järgus vist veel. ma ei teagi tegelikult, Saunum oli ka, näide, olete kuulnud, läks hoopis Tallinna börsile, kaasas sealt nii-öelda kapitali, andis siis vaba kauplemiseks osa ettevõttest, alustas 6 euro peal ja praegu kaupleb 26 euro peal. Need, kes usaldasid see hetk, on saanud 5-kordse kasvu, enam-vähem midagi sellist. et seal Funderbeamis on samamoodi, et sa saad seal osta ja müüa neid, et kui ma otsustan, et Chaga tegelikult ei meeldi mulle enam see, mis nad teevad, nende suund või fookus on muutunud, on ju, et ja nüüd tegid tervisetoodet, nüüd hakkavad äkki sigareid tootma, et ei, mulle see ei meeldi. noh, näide, siis müüd maha, et saab välja minna, et noh, seal on ka kauplemine käib. et siuksed lihtsalt ongi, ma ei oska nagu lihtsamalt esialgu kirjeldada, nii nagu mina näen seda, said küll enam-vähem aru. lihtsalt 2 erinevat teed on. et on ju, Balti börs on siis Riia ja Vilnius on ka seal all. nagu me näeme nagu siis tervet Baltikumi. aga kas ei ole niimoodi, et see Tallinna börsil mingi väga väikse ettevõtted ei saagi? seal on kõigepealt on 3 erinevat tasandit, et sa saad minna sinna alternatiivne vist turg oli see viimane, kuhu siis tuleb päris väiksed, siis on First North, sa oled mingeid aruandeid pead natuke juba andma, sisestama. ja kui sa oled päris börsil, siis on need ettevõtted on kohustama kõikidest arengutest kohe teavitama avalikult. et sa ei tohi hoida saladust, muidu sa saad nagu karistada. et ei tohi siseinfot levida ja noh, see ongi see vahe. et ongi 3 tasandit. et need on siis tulu teenimise pooled, kuidas mõelda on ju. see on kõigest tööriist, ükskõik keegi võib kasutada, internetis on erinevaid lahendusi. aga kuna me mõtleme, et sihuke praktiline kord võib-olla, kes siis ikka tõsiselt tahavad teha, võiks, ma ei tea, järgmiseks korraks võib ju keegi rääkida oma lugu, mis ta siis nagu avastas. et mis kuludest ta suutis midagi kokku hoida või. et kes tahab seda Excelit, selle ma. kuna järgmine kord on, siis näost näha, mille pealt kokku hoiti. kes on. kas toidu või. aga selle Exceli tabeli täitmise juures ma ütlen nagu seda, et ma olen seda ka nüüd täitnud aprillikuust saati. ja noh, ma olen küll palgatööl, eks ju, aga olen omale selle meelerahufondi teinud ja üht koma teist. ja nüüd on niimoodi, et siis ma vaatan kogu aeg, et kõik asjad maksavad nii palju ja sinna ikkagi iga kuu, noh, et seda nagu ei teki. siis kui ma olen käinud poes, mõtlesin, et tahaks seda osta. ei, pole vaja, nagu see Ilme eelmine kord rääkis. et mul on tegelikult kõik olemas, mul ei ole ta ära kulunud. miks mul üldse seda vaja osta on? ma ei osta, ma säästan. et ma olen kuulnud ka selliseid variante, et sa lähed vaatad poes seda uut mantlit, mis maksab 150 €, siis mõtled, et ai, aga ma saaks sellest 10 aktsiat. ma võtan paremad aktsiad. sa paned kõik nagu raha, mis asjad maksavad aktsiatesse ümber. võtan jupike kangast ja õmblen ise. ma ei tea, kas sul on olnud seda, et sa hakkad nagu mõtlema, et iga asi nagu aktsiatesse ümber? ei, mul on nagu igasse kategooriasse, nii nagu siin näited on, ma olen pannud, kui mul aasta läbi saab, siis ma jagan 12-ga, tõmban jälle 12 kuu peale, siis mul on nagu mingi prognoos ees, et noh, mõnes kuus jõulude ajal kindlasti läheb kinkide asjade peal rohkem, aga aasta peale ajub ära niimoodi. et noh, sa tead, et siin on nagu enam-vähem ühes joones läheb. aga muidugi ma olen hakanud nagu mõtlema, sest ma tean, et kui ma soetan asju, mida hiljem näiteks ka võib-olla rahaks teha ei saa, siis hakkad mõtlema, et kas väga on seda vaja, et võib-olla kui mul on eesmärk saavutada mingi nagu oma portfellis, mingi tase, mingi hetk on ju, et mul oleks varad, mis aitavad hiljem mul seda osta, et ma pigem proovin tänaga elada ikkagi niimoodi, nagu ma tahaks elada finantsvabana, et olla liikuv, aktiivne, ennast harida kogu aeg, järjest rohkem reisida.
et noh, pigem sinna suunda minna, et sa järjest rohkem reisid, see hakkab motiveerima. Või käid ringi, oled sõpradega, teed ühiseid ettevõtmisi, nagu Kaspar ütles, ettevõtlus on sõltuvus. Mul endal tegelikult 5 väikest ettevõtet. Nüüd koos Küllikesega on meil siis Mulgi rahatarkus. Otsustasime, et kui me asju teeme, et siis oleks hea koondada sinna alla kokku kõik. Et tulevad, kui sa teed sündmus, sul on kulud ja midagi on vaja hallata. Et ei oleks mingit MTÜ-d ja eraisikuna mingit riskivõtmist. Et jah, et selline sõltuvus tekib. Et erinevaid teenuseid pakuvad siis see, millega me siin filmime, on olen osanik ühes siis videoteenuste ettevõttes. Pakume siis live ülekandeid ja selliseid asju, et nüüd täna mu siis, kes mul juhib seda, teine Marek kirjutas, et kuule, meid kutsuti Tartusse, ma ei tea, mis kirik seal oli, et hakkab seal jumala teenistusi just laive tegema midagi. See on nagu, sa ei tea kunagi, kuhu sa välja jõuad. See on nagu äge. Et kuna meil oli ettevõtlus teemaks, selle Exceli nagu lõpuks siis soovitangi. Ma tean paljud siin on väga ettevõtlikud juba ruumis. Et neid inimesed tuleks veel rohkem. Ja saaks rääkida veel lugusid. Et ma olengi mõelnud võib-olla siis järgmine kord, kui me siia satume, võiks Sille rääkida sellest praktilisest poolest, kuidas kinnisvara protsessi võib-olla sina nagu läbi teed oma kliendiga. Siis meil oleks lihtsalt see mingi pilt silme ees, et kust alustada, jääb pärast see mingi märk maha, et mul on spikker, kus ma saan alati vaadata. Et ma ei tea, aitäh kõigile, leidsite aega ja siis valimise võistlust koju välgima. Kes me tegema? Kuidas meil elus edasi läheb siis? Et see ühte ma ütlen, et kui sa ei panusta, eks sa ei osale turus ettevõtjana või siis investorina, see on selle kohta hea ütlus. Kui sa panustad null, siis sa saadki null. Kui sa midagi panustad, sa võid lühiajaliselt kaotada võita, aga pikaajaliselt sa võidad. Sest inimkond on niimoodi 200 aastat tagasi vaadatakse, inimkond on niimoodi arenenud, riikide jõukus ja elatustase või siis elatud aastad kogu aeg tõusevad. Et mind huvitab see ka ja ma olen selle kohta väga palju lugenud. Et me eestlastena seda rahatartust teeme tegelikult. Kui meil on rahaliselt korras, siis me oleme õnnelikumad. Siis me ei muretse mingite asjade pärast, me elame kauem. Me teeme neid tegevusi, mis meil meeldivad rohkem. Et no niimoodi see läheb. Ja et multpõline rikas siis oleks, Viljandi maakond oleks nagu kõige jõukam maakond on minu eesmärk. Et kuskilt peab pisikut alustama, et siit need inimesed, kes siit on pärit, annavad siia tagasi. Me teeme siin sündmusi, küll on koha peal mull ja mudad, küll tekib sinna Vamsis on mingi kohvik on ja siis ma kevadel mõtlesin, kuidas mina saaks siia anda. See on nagu, nüüd ma olen nagu terve maakonna, mida võib-olla rohkem saame anda koos. Et ärge unistage väikselt. Et neile ma arvan nüüd, Tairo sauna ka, vaid veel tõesti. Kõik saunad. Ma olen Tairo sauna enam ja maja paneb sinna renti. Sa oled kahe perega koos tulla Lätist. Ise elad Aidas on ju. Külasid seal. Ei, Ait on just väga hea välja. Ei no ei saa, kuradi putukad. Reklaamid välja. Looduskeskkond. Need on linna sees. Ja minu meelest see WC on minu meelest parim. Et jaa, mulle meeldib see, et kui me jagame mõtteid, siis tekib endal ka nagu uusi väljakutsed või vaatenurk, et see ongi siin. Meil on tegelikult üks küsimus. Või nagu, kui ma mõtlen poega omal, ta käis suvel tööl. Siis ma nüüd küsisin, et mis sa nüüd oma selle raha eest siis teha tahaksid? Sest ta on mingi, ma ei tea, et ma ei taha midagi osta. Ta on alati sünnipäevade rahadega ka, et tema ei raiska. Et tema nagu pigem kogub. Ja siis mina hakkasin nagu mõtlema, et pigem siis võiks selle raha kasvama panna kuskile. Aga no mina ei tea investeerimisest midagi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas siis peaks võtma mingi fondi või kus oleks nagu kasvulikum? Ma soovitan sul, tegelikult on 2 teed. Sa võid oma poisist kohe ettevõtte teha. Mida kasutatakse? Kristjan,
ma arvan, et sellest suvel üks inimene, kes tegeleb sellega, tuleb rääkima. Aga mida mina teeks? Praegu mul on oma lastele tehtud LHV-s kasvukontod, ehk siis mõlemale Simonale ja Mirtele iga kuu sealt sinna panen, siis ta ostab kogu aeg minu valitud fonde. Nagu passiivselt juhitud ja noh, ma tahtsingi siia näidet tuua, kui teie panite mingi vanema müüs pullid maha või. Minul oli 1000 rubla ja Marilini 1000 rubla ja see hetk, kui ma sain 18, ma selle kätte sain, ma sain sellest osta ainult jope. Too hetk see 1000 rubla oli 4 aasta palk või midagi sellist. ja terve pulli raha oli see rubla ja. Jah, see ongi see inflatsioon. Kasvatasid selle pulli ja panid kummagile hoiupanka. Aga siis, kui tuli kroon, siis oli 100 kroon. Jah, ma sain sellest vist jope või mingid raha pani isegi juurde. Et muidu oli mõeldud see võib-olla terve koolifondina, aga siis oli see, et osta paari see on nagu rahasid ja kasvatasid ja noh, tõesti nende jaoks oli see pulliraha oli tol ajal ikka suur raha. Mida mina soovitaks teha, ongi sellele poisile OÜ teha. OÜ, mingi, mis iganes see oma initsiaalid on, Invest OÜ. Ta saab anda aastas tulumaksuvabalt oma ettevõttesse 6000 eurot laenu. Ehk siis ta kogu aeg iga aasta saate 6000 eurot sinna panna. Seal ettevõtte all investeerite. Ja kui ta kunagi tahab seda raha kasutusse võtta, siis ta saab nende aastate eest selle 6000 kogu aeg nagu välja võtta. Kujuta ette, 30 aastat või 10 aastat on sinna pannud, see on 60 000 maksuvabalt välja. Et sellised nippe kasutavad. Ma ei ole ise seda teinud, ma tean, et seda tehakse. Et tema ise paneb kogu aeg sinna raha nagu juurde. Teie nagu paneb. Või noh, selles suhtes me paneme sinna. Kuni 6000. Aga see siis hakkab kasvama. Mis asja? OÜ kasvab. OÜ alt investeerib. Nii on kasulikum OÜ alt teha. Okei. No see on üks näide. See ei nõu seda, et sa pead jagama seda. See ei mõtle haldama. Jah. See mõtlen on raskem näide, aga LHV-l on see kasvukonto ja Swedbankil on ka midagi sükest. LHV-l on minul need ühed tuttavad Tallinnas ütlesid ka, et neil on vanem vend ehk siis ka tegeleb aktsiate asjadega ja siis Kaido ehk siis, kellega me seda Hansakurmeet teeme ja siis neil on nagu ka niisugused kaksikutest nooremad poisid, siis neil on ka tehtud ikkagi sinna LHV kasvukontod on tehtud, kus nad siis panevad selle raha sinna sisse. Ma kahjuks ise ei tea, et mismoodi see töötab seal, aga noh, ma ei ole süvenenud sellesse. No ma olen kuulnud selle kohta. Ma olen päris palju ise nagu mõelnud samamoodi, et kui kunagi teha, et noh, nüüd sama näide Marek. Mitte kunagi, kohe kas. Eile oleks pidanud tegema. Aga täna teed. Mina otsin üle homme. Ava endale konto LHV-s või poisiga koos tekke. Seda on väga lihtne teha. Ja siis kasvukonto fonde, seal on võimalik uus valida, aga mina soovitan vali 1 või 2. Miks mitte 6 on ja sa võid selle osakaalu jaotada 100% igat 20 näiteks või 15. Aga point on see, et sa maksad iga pealt pärast teenustasu ära, kui sa müüd. Mida vähem sul on, seda suurem on ikkagi kasu. No seal on mõistlik valida, kui sul on pikk aeg, pikaajalise investeering, sul see poiss on praegu 13. No ütleme, et sa tahad, et kooli lõpuks oleks äkki tal mingi stardiraha, ülikooli minna. Ta on 5 aastat, soovitaks panna kuskil seal maailma aktsiad, ehk siis midagi sellist. Jälgib sükest üldist maailma nagu liikumist, seal on niimoodi ettevõtted, mingi 3000 tükki või palju need on seal, no erinevaid on, aga kui seal on ettevõtted, sa saad turu keskmist tootlust kogu aeg, seal on mingid head, mingid on natuke kehvemad, väga halvad visatakse sealt välja ja pannakse sellised uusi asemele, et kogu aeg see nagu keskmine oleks hea. Et see on selline maailma. Aga see eeldab ka siis seda, et ta peab sellega igapäevaselt ikkagi tegelema või lihtsalt paned. Automatiseerid makse, sa võid iganädalaselt osta. See ongi see, mida paljud ei teagi, et kuidas see töötab, ütleme see kasvukonto siis reaalselt, et sa panedki, et seal on 2 varianti jah, et kas sa paned nii, et iga pangakaardi pealt, kui sa maksad poes 1,50, et siis iga makse pealt see 50 senti läheb sinna või paned püsimakse. See on see nagu LHV spordikaart ennast oli siis. Et siis püsimakse võib olla kas iga nädal, iga kuu, et ise vali, et kui tihti läheb. Et Swedbankil on robur, et roburi eeliseks on see, et seal ei ole haldustasusid ja neid siis müügi ja ostutasusid. Et LHV-l sa pead arvestama, et iga ost on 1% ja siis müük oli 11 eurot vist või 13 eurot. Ehk siis kui sa müüd mingit asja, siis teenustasu on 11 eurot, pahet pole siis. Kui suur eest sellest. 0,14% oli midagi sükest vist. Oli kui müüd on ju LHV-l. Et mis on hea? Ei, see 11 pluss see protsent siis. No mis on siin, me oleme nii noored investorid, varem oli näiteks, kui sa tegid Balti
börsil isegi tehingud sööd väga suured summad pidi maksma. sul ei olnud mõtet minna isegi 10 euroga ostma või 100-ga, sul pidi 1000 või 2000 koguma, et enne mõistlikuks tehingut teha. sa annad 30 euri kohe ära näiteks. noh, sa pead ju aktsia kasvu saama selle võrra kohe, võib-olla ei kasvagi. et siis täna on nagu palju paremad võimalused alustada inimestel. ja ma arvan, sul Mattiasele on mõistlik teha selline asi. no Mirtelile ma tegin ka, et oli aasta aega, mis nad kogunud, tal oli mingi 500. midagi ikka. no ma mõtlengi, et ta lõpetab on tal 2-3 tonni. minul ei olnud sellist raha. no mina mõtlen ka, et oleks tore, kui tema alustab 13-aastaselt, mitte nagu mina 31-aastaselt. järgmine kord tulge siia lastega nagu need. siin on, koll on juba investor, no vaata pilku. ta tahab sinna saada. Mõtlen, mis on nagu, korra toome siia sisse sportlaste teema ka on ju, et see on nagu siuke kõige lühem karjäär, mis sa elus valid. et kui sa tahad jalgpalluriks Oliver saada, siis arvesta sellega, et sa mängidki 35-40 heal juhul lõpetad. ja sul peab olema nagu teine karjäär juba ehitatud. eks me vanematena, mina nüüd, kui peaks tegema, siis ma oskan nagu suunata. et tee ükskõik, mida sa tahad, esiteks on ju, laps valib oma tee. kui sa teed sporti, siis sa pead arvestama, et sa kunagi ei tea, millal sa tuleb vigastus. kui sa teenid nagu väga head raha spordiga, siis hakka kohe nagu panema kõrvale. üks päev Äripäeva raadios kuulsin, et Gerd Kanter on ka 8 aastat investor olnud. ja 500 000 on tal portfell, enamus kinnisvaras, jumala äge. kindlustas enda nagu ära, et kui karjäär on läbi. et see on väga oluline teema ja läheb kõigil korda, ma arvan, et nüüd Egle on jälle üks inimene siin mõtteid täis ja mõtteid, mida teha on ju. Mattiasele vähemalt nüüd anda tagasisidet, et ja kui jääd hätta, siis küsi minu käest ja hea meelega aitan. kasvukonto on sellepärast ka lastele hea, et nüüd selle aasta suvest nad tegid sellise hinnakirja muudatuse, et kui sa tahad näiteks oma esimest eluaset selle kasvukontole kogutud raha eest muuta, siis nad ei võta teenustasu. et kui sa tahad laenu sissemakseks panna, siis sa kõik sisse panna nagu selle. et ma ütlen, pangad võitlevad meie sellest vastabki tuleb üks kord saada meid. jah, näiteks. mis pangas see ka LHV? LHV jah. et Roburil pole üldse neid teenustasusid, aga noh, need on nagu, need ei ole need konkreetsed, kui LHV eeliseks on see, et need on päriselt need fondid, mis ongi kuskil turul kaubeldavad, siis LHV-l on, või tähendab Swedbankil on siis need, kuidas siin nimetada, nad nagu jäljendavad, nad ei ole konkreetsed need, et need on nende endi loodud fond, et see ongi Swedbank ise teebki kõiki neid, keda ta sinna võtab ja keda ta sealt välja viskab, nagu et need LHV-l on nagu sellised teiste ettevõtete poolt hallatavad need fondid. et siin erinev, nipp on, et riskide maandamiseks siis see pensioni, kui teed pensioni nagu maksatamine, siis see on nagu riiklikult tagatud. ja kui teed 3. samba teed, see ongi nagu see fondide ostmine, et sina ise teed, siis tehke esimesena inimesed endale 3. fond, kui hakkab raha üle jääma. 3. sammas. et see ongi, see ei ole, sa ei anna seda raha ühelegi pangale, vaid see läheb läbi panga pensionikeskusesse, seda haldab riik. ja see ei kao sulle kuskile lihtsalt, kui ta seal turuga mängib. et noh, nendes kohtades on nagu see risk maandatud. teistpidi, 3. samba eelis ongi see, et kui sa panid aastas selle 6000 sinna sisse, mida sa saad panna maksimumi või siis 15% oma brutotulust. minu bruto pealt see tuli, kui ma esimene aasta läbi tegin, ma sain sinna panna mingi aastas, kas oli 2700-800, ma sain veebruaris 550 tagasi. Tulumaksu. jah. ja kes tegi selle, sa võid kord aastas ka maksta selle, et soovitan enne 27. detsembrit. ei, sa võid enne 27. detsembrit. see tulu on kust aeg tuleb detsembri lõpus. ja mis on see pluss veel, kui sa tegid selle 3. samba, noh, kes avasid enne eelmise aasta lõpus. siis kui ma saan 55, siis ma saan 10% tulumaksuga välja selle vastu. see on jah ainult need, kes eelmine aasta alustasid. jaa, muidu ma pean ikka 20% tagasi andma, see, mis riik mulle praegu andis. iga aasta saan, aga samal ajal minu panustatud raha kasvab turgudega on ju. igal juhul oled sa võidus. et noh, mina olengi mõelnud, kui ma peaks võib-olla mingi hetk vaatan, et saan piisav summa, mul on võimalus mingit kinnisvara soetada, plaks ma võin selle maha, panen kinnisvara sissemaksuks. siis ma saan veel kiiremat kasvu, ma saan kohe nagu rahavoogu. et võite selleks kasutada, kui sul on, aga
et sa ei pea näitama, on ju, et sul ei tule välja, sa võid selle makse lihtsalt teha kord aastas. ja need on siuksed nipid, mida keegi ei tea ja järjest rohkem muidu räägitakse. Selle 6000 juures tuleb ära märkida, et kui sa tahad aastas panna 6000, siis su brutopalk peab kuus olema 7500 ka. Et see on väike fakt, mis alati unustatakse, räägitakse, et 6000 võid panna aastas, aga siis see 15% selleks, et 6000 oleks, siis peab 7500 olema brutopalk ka. Ja tegelikult tuleb arvestada. Ühe maksena on see nagu karm, siis kui sa seda aasta lõpus ka veel teed, siis sa pead. Aga need nagu maksud päris suured. Väga palju häid mõtteid ja nippe jälle on ja pigem ajutada siis. Ja täna Romet oli ka natuke hiljaks, on ju, meil on salvestatud see, et sa saad pärast hiljem järgi vaadata. Väga lahe. Natuke hiljaks. Parem hilja kui mitte teha. Mõni peab pühapäeval tööd tegema, vaatad, mida saaks kuhugi paigutada. Väga õige, Romet on meil siin ka juba mõned korrad käinud ja varsti sa ei pea enam tööd tegema. Ainult paigutame. Ja teeme ühisinvesteeringuid, teeme oma tarvastu, mis iganes ühisrahastusfondi investeerime ja keegi, kes oskab seda hallata ja näited. Kunagi ei tea, kuhu välja jõutakse. No, inimesed teevadki koos erinevaid asju. Lastel oli põnev või? Oli põnev või? Lapsed siin kandis. Kuna jätkata mängitakse? Nii kannab. Aga aitäh. Tublid lapsed. Me oleme 2 tundi ilusti siin vastu pidanud.